Tere, head spordihuvilised! On 30. juuni ja me oleme jalgrattasõidu lainel, sellepärast et Eesti maanteesõidu meistrivõistlused leiavad järjekordselt aset juuni lõpus, nii nagu see traditsiooniks on, mitte ainult Eestis, vaid tegelikult päris paljudes riikides, eriti Euroopas. Ja meil on siis 4. päev juba siin Viljandis. Neljapäeval olid meil eraldi stardist sõidud, seejärel reedel selline ühistreening ja eile ning täna grupisõitude päev. Ja meil on siis täna 2 otseülekannet, kõigepealt seeniorid ja M-sportklass. Nende sõit algab siis loetud minutite pärast juba, näeme, et ratturid on kõik stardijoonel kenasti valmis ja stardirivi on, võiks isegi öelda, uskumatult pikk, 94 ratturit läheb rajale ja 31 erinevat klubi on selles sõidus esindatud, nii et see ratturite diapasoon siin üle Eesti tundub olevat päris lai. Me räägime sellest sõidust loomulikult täpsemalt, kui siin stardipauk kõlab ja päeva põhistart kahtlemata on meeste eliidi ning U23 vanuseklassi sõit ja see start algab meil 13.30. Nägime, et kohtunikud näitasid ratturitele 1 minut stardini ja selles esimeses sõidus on võistlusmaa pikkuseks 68,4 kilomeetrit ja ütleme, käib selline üldine arvestus, aga siin on 5 erinevat vanuseklassi, kes siis ka veel omavahel siin hakkavad arveid klaarima. Nii et 68,4 kilomeetrit ootab meid ees, kohe kõlab stardipauk ja me oleme kommentaatori laua taga koos Toomas Kirsipuuga, kes on endine tippmees, tänasel päeval sõidab ka meelsasti rattaga ja ma arvan, et selle stardis nii mõnigi mees on päris õnnelik, et Toomas täna ei ole, et võib-olla siin poodiumil mõni koht jääb seetõttu vabaks. Tere, Toomas! Tervitus! Need pingutasid küll natuke üle. Aga start on antud ja näeme, et siin oli Priit Salumäe kohe siin esimeses reas vasakul. Hawaii Expressi mehi või Hawaii Expressi särkides mehi on rajal üldse, tundub, et päris palju. Jah, Hawaii seltskond on üsnagi hästi organiseeritud olnud nendel seenioride võistlustel läbi aastate. Nad on tihtipeale üritanud asja kontrollida ja asja nagu enda omasõudu korraldada. Aga eks neil oli häid sõitjaid ka, kes on nagu tegelikult üsnagi favoriidid tänase sõidus. Eks see on Tarmo Kopli näiteks on üks selline mees, kelle peab silma peal hoidma. Just, temale võib kindlasti ringi ümber tõmmata, eks, tema nimele. Siis on Hawaii särgis sõidab samamoodi Janno Aksin, kes eelmine aasta võitis seenioride sõidu tervikuna. Ja Aksin näitas head kiirust ka neljapäeval, kui eraldi startide päev oli. Jah, et Janno Aksin on tõesti väga tugev sõitja. Ehk siis kunagi nooremast peast rattaga sõitnud ja vahepeal rattasõidu unarusse jätnud. Ja siin näeme Tarmo Koplit siin samas praegu paremal kollases särgis ja nii Kopli kui Aksin on siis mõlemad nii-öelda Pärnu mehed selles plaanis, et nad ei ole praegu tänasel päeval pärnakad, aga on rattasõidu tarkusi omandanud kunagi siis Pärnu Kalevis. Jah, kunagi on ilmselt lapsepõlves koos trennis käinud. Janar Järmakov samamoodi Pärnu selg on siin vasakut. Ja, tema on pelotoni särgis, et särk on vähe teine, aga põhimõtteliselt ka, Pärnu koolkonna mees siin on praegu... Margus Kaupmees on siin paremal, jah. Klubist Velo Pete. Tahad sa sellest klubi taustast midagi täpsemalt rääkida, miks selline nimi? No, pikemalt hakka rääkima, aga lihtsalt teada on, et klubis tegutsevad väga lõbusad sellid, kes fantaasia lendab päris kõrgelt. Meil on 2 ringi vaja sõita. Üks on pikem ring, millel on siis meil pikkust 54,75 kilomeetrit. Ja teine ring on linnaring 13,7 kilomeetrit. Ja selle linnaringil, mis siis tegelikult nii-öelda tuleb võtta ka selle pika ringi sees, on 3 päris valusat põntsu järjest suhteliselt. See on siis, ma pakun, et mingisuguse
4 kilomeetri sees on need 3 tõus. Võib natuke umbes 5, võib-olla 5 kilomeetri sees, jah. Aga ega selle pikaringil ka väga siin puhata ei saa? Pikaringil on samamoodi, on kaks sellist kohta, kus on päris raske, kõigepealt on Viirats või ütlen nüüd Heimtali tõus ja siis peale Heimtali tõusu on selle maanteepealne suur tõus, mis on, kui Pärnu pealt tulles, on samamoodi päris magus. Ta on natuke pikem, võib-olla kilomeetrine ja ta on selline pikem venitav, aga seal läheb kindlasti grupp üsnagi pikaks ja tõenäoliselt läheb laiali ka. No praegu on meil nii-öelda sõbralik start, et see tehniline start siis ikkagi alles tuleb, kus kihutama hakatakse, aga kõigepealt tuleb saada linna vahelt välja. Tavaliselt tehakse linna see päris start nüüd, kui keeratakse paremale ja sinna üles ringtee peale ja sinna Musta maanteele. Siin on meil veel, kes meil siin riburada pidi on, et Tartu mees Leit on siin, eks, vasakul. Jah, Meelis Leit on ja Priit Salumäe. Ja siin see võistlejate karavan on päris kirju ja ma ei tea, ütleme, Toomas, mis sa pakud, et kui siin 94 meest, loodetavasti kõik mehed on ikkagi stardis, sest see peaks olema nüüd täna see viimane seis, et palju seal on nii-öelda konkreetselt ikkagi rattataustaga inimesi. Ma tean, et seal on ka vähe teistsuguse taustaga, kes nooruses on, ma ei tea, jooksnud, suusatanud, mis iganes teinud, aga üks kolmandik või veel rohkem on ikkagi rattataustaga mehi. No siin on seeniorid ja sõidul on selline väga kirju seltskond koos. Seal on endise rattataustaga selliseid, kes on näiteks juunioride klassis või noorteklassis trennis käinud ja siis mingitel põhjustel on asi katki jäänud, aga see pisik on ikkagi alles. Siis on selliseid tegelasi, kes on nooremast peast teinud mingit muud ala ja kas või näiteks rääkisid just suusatajatest ja jooksjatest, kellel on hea mootor olemas. Siis on ka selliseid sõitjaid, kes ei ole kunagi midagi teinud, kes on avastanud rattasõidu enda jaoks just juba täiskasvanud east. Ehk siis spordi jaoks, tihti peale on need sellised spordi jaoks raisku läinud talendid, et õigel ajal ei ole sattunud tegema, et praegu nii palju ma olen seenioride sõidul näinud, et on hirmsaid mehi, jah? No sellised talente on grupis, mõtled seal, et kui see sell oleks sattunud õigel ajal rattatrenni, et mis sealt oleks võinud tulla? Mis oleks võinud tulla, jah, et seal sellised, vaatad, sellise maailmatasemel mootoriga sõitjad on olemas siin. Aga kahjuks, et kui see päris lapsepõlves jääb tegemata, siis mingisugused asjad jäävad ikkagi vajaka tavaliselt, kõigil aladel on. Meil on esimene rünnak ka, me näeme nüüd 2 mees siin, üks on Raplamaa Como rattaklubi mees ja teine on CFC. CFC-st, jah. Et eks tänane sõit on väga ettearvamatu just selle tõttu, et siin on meil täna on vist 5 võistlusklassi. Jaa, 5 võistlusklassi. Ja siis ongi täpselt just siia tulles Marku Ainsaluga arutasime just sellist teemat, et on seltskond, kes vaatab seda võistlust kui võistlust, ehk siis eesmärgiks on võimalikult kõrge koht, ükskõik. Ja siis on palju selliseid seltskonda, kes hakkavad arvestama oma vanuseklassi võimalusi, eks, et kuna tegemist on Eesti meistrivõistlustega ikkagi, siis ikkagi, et vanuseklassi arvestuses on protokolli läheb nimi ikkagi vanuseklassi võitjana ja väga palju, võib-olla just eriti vanemate puhul vaadatakse rohkem, jälgitakse seda, et kus kohas minu konkurent on. Ja see muudab selle võistluse selliseks suhteliselt ettearvamatuks. Ütleme need vanuseklassid siis ka ära. Siin on siis 5 vanuseklassi korraga rajal. M-sport, see tähendab siis tegelikult üsna noored mehed, aga kes ei ole nii-öelda enda arust piisaval tasemel, et sõita siis meeste eliitklassiga. Eliitklassiga, jah, et see ilmselt kas siis töö kõrvalt, sisuliselt harrastussportlased, aga vanuse poolest ei kvalifitseeru veel seenioriks. Jah, aga need mõlemad mehed praegusel ees mulle tunduvad, et ongi täpselt sellised mehed, kes vist ei kvalifitseeru veel seenioriteks, on M-spordi mehed, nii-öelda visuaalilt mulle lihtsalt tundus. Selles mõttes seenioride sõidul visuaali, see on silma järgi ei tasu mitte midagi hinnata. Okay. Kas selles grupis võib mõni karvajalg ka veel olla? Ei, vaevalt või? Ei ole, pärast räägin sellest teemast. Aga kui sa räägid
vanusegruppidest rääkisid, siis on seenior üks, tuleb järgmine, see on siis 30–39 vanus, eks? ja siis tuleb M2, see on 40–49. jah, see on reeglina kõige kõvem punt. Okay. Seepärast, et seal on nagu kõige pöörasemad inimesed, seal on see teine noorus on teised noorus mehed, eks, kui see seenior 1 võib-olla ei olegi nii äkiline. Siis on seenior 3, see on 50–54 ja seenior 4, 55–59, ehk siis praeguse seisuga, ütleme, selles sõidus kõige vanemad mehed võiksid olla õige pea saamas 60. jah. Ja ma arvan, et isegi need 60-sed mehed nagu istuvad siin pundis täiesti vabalt. Et siin ei ole üldse mingit küsimust. Ja meil on täna ju üks start tegelikult ju olnud seeniorid siis vanuseklass seenior 5 kuni seenior 8 ja seal absoluutne paremusjärjestus oli siis selline, et Toomas Viigipuu esimene, Raul Arula teine ja Nikolai Fjodorov 3 ja kõik olid siis seenior 5 klassi mehed. Seenior 6 kiirem mees oli Anti Oot, seenior 7 Hillar Valk ja kas meil siin seenior 8 mehi ja on, Kalju Koch oli stardis, aga ei ole lõpuni tulnud miski pärast, nii et legendaarne Kalju Koch jätkuvalt Eesti meistrivõistlustel osaleb, aga finišisse täna ei jõudnud ja siin näeme, et Rapla mees on siis võtnud ikkagi nõuks üksi edasi põrutada. Ütleme, see on nagu praegu vaata väga riskantne ettevõtmine, arvestada seda, palju siin neid tõuse tuleb, et siis see haamer on väga kiire tulema. Eriti kui arvestades tänast ilma, et see on nagu täna nagu sellised rattasõidu jaoks nagu ülimugav ilm, et praegu saab ikka... Grupis on väga lihtne istuda. Praegu ja kuni enda tõustuseni on grupis ikka nagu võib öelda täiesti poole kergem, et see saab põhimõtteliselt olematu pulsiga seal veerida. Mis sa selle distantsi pikkuse kohta ütled? 68,4 kilomeetrit nendele ratturitele? No, nad kestavad kõik, enamik kestab siin ikka 120 võib-olla ära, ütleme, pea 3 tundi võib-olla isegi, aga iseenesest meistrivõistluste jaoks, et arvestades tänast rajaprofiili täiesti piisav, et seepärast, et nagu kõige tugevam võidab täna niikuinii. Seepärast, et selleks, et täna nagu esimesena finišina tulla, siis peavad ikka väga head jalad olema. Just vaadates nagu seda need viimased 3 tõusu, siis kõigepealt see kõrgeme tõus, kõrgeme tõus ise ja siis peale kõrgeme tõusu tegelikult tõuseb see trass, läheb veel, venitab edasi natukene, et ega tõusu lõpuga nagu asi ei piirdu. Siis on, kas see on see Pika jala tõus või Pika tänava tõus või kuidas seda nii? Pika tänava tõus vist? Pika tänavat, jah, see on Munakivi tõus, väidetavalt pidi olema, ma ei ole ise käinud selle, aga väga kehvas seisus see Munakivi. Aga ütleme niimoodi, et siin eelisel grupisõitude päeval seal väga palju midagi ära ei lõhutud, võib-olla arvati, et isegi rohkem see laskumine, mis tuleb pärast seda Munakivi tõusu, et see laskumine pidi ka olema selline, nii ja naa seisukorras selles plaanis, et seal võib olla pigem võid seal kummi näiteks ära lõhkuda. Jaa, aga nüüd mis see laskumisse puutub, et siis selle grupp on peale seda Munakivi tõusu nii pikaks veninud, et ta enam sellest seisukohast ei ole enam nii ohtlik, kui seal suure kambaga peale minna. Kui suure kambaga näiteks nagu täiesti nullist sinna peale lennata. Aga see on juba suhteliselt mingi esimene, see 2 tõusu on juba ära olnud, see on nagu selektsioon toimunud, see on ilmselt tulevad, kogu grupp tuleb siin ükshaaval. Ja siis veel lõputõus ka, mis on nagu venitab päris pikalt kuni see finišini välja. Ja kusjuures seal, ma sain aru, see lõputõus on ka selline, et see on selline kitsas rolleri rada, eks? Ja seal on ka see nii-öelda hüplev asfalt, et seal ka, et tuleb olla nagu tähelepanek. Ei ole niimoodi, et sul on sile tee ja lähed, et seal on vähe nii-öelda tehnilist osa ka, ütleme. Jah, aga ikka nagu põhiline ikka on jõud. Ikka jõud ja hingamine. Ja grupp võtab praegu rahulikult, ega grupil on ka hoog üleval, kuigi jah, nii nagu sa Toomas ütlesid, et siin taga istuda on selline praegu, nende jaoks võib olla selline pühapäevasõit, eks? Jaa, aga tänane sõit ongi selline, et tõenäoliselt ta kulgeb kuni selle Heimtali tõusuni kulgebki sellises rütmis ja ka Heimtali tõus on ise juba üsnagi teeb esimese valiku ära. Kindlasti jääb seal mingi osa seltskonnast maha, aga 340 selli peaks ikkagi ette jääma. No siin oli ju, sai räägitud korra neljapäeval see
eraldi startide päev ja vaadates, mis keskmisi kiirusi näidati, kuigi siin jälle nii-öelda variatsioonid, et ütleme seenior 1 klassi võitja Sander Ernes 45 keskmist, Jan Aksin või seenior 2 vanuseklassi võitja ka peaaegu 45 ja nii edasi, aga siin oli vist, ma sain aru, palju Urmas Karlssoni keskmine? Urmas Karlsson seenior 4 võitja 41,76, oma vanuse klassis väga suur vahe, järgmisega oli seal 37 oli järgmine, aga Urmas täna rajal ei ole. Urmase jaoks oli see ilmselt trennikiirus, ega ta sõidabki sellise tal on kogu aeg, tal ongi nagu võistluskiirus on kogu aeg peal, ega seal ei olegi, ta ei tunnista kiiruse alla 40. Jah, üldiselt. Ja mis ma tahtsin öelda, et tegelikult mehed jõuavad päris hästi, see eraldi start oli lühike ja ma sain siin rääkida ka stardi eel Vahur Valvasega, kes ütles, et kui tal näitas seal protokoll 44 keskmist, siis tegelikult kompuuter näitas 42, et distants vist tegelikult oli natukene lühem kui see 13, aga arvutis on 13 sees, arvutab selle järgi keskmise kiiruse. Et selles mõttes võib-olla siit tuleb väikseid korrektuure teha, aga ikkagi need keskmised kiirused ei ole üldse pahad. No arvestades tee profiili ka, et see Eimtali tõus oli ta ei olnud Siledal teel oleks kindlasti kõrgem olnud, aga see... Ja asfalt vist ei ole ka kõige veerevam selles mõttes, et seal on seda killustiku osa ka peal. Ja ikka raputav asfalt, see tõmbab koogu alla ikkagi päris mitu kilomeetrit tunnis. Nii et selles osas au meestele, et kes sinna eraldi starti sõitma läksid, neid mehi oli muidugi oluliselt vähem kui täna siin grupisõidurajal, et tase on olemas ja mis siin salata, aga tehnika on olemas. Tehnika jah, ütleme... Ma enne just mõtlesin selle seeniorite võistluse peale, et tegelikult, et meil on siin praegu peaaegu 100 meest stardis, kes on, kõik on nagu väga heas füüsilises vormis tegelased, et ja nagu vanuses sellises nooremast kuni kuldse keskeani, kui võtame niimoodi. Ja mis nüüd selle asja puhul on, et siin grupis püsida, siis tegelikult kogu see protsess on nagu ülikulukas. Mitte sellest varustusest rääkides, aga minu arust nagu põhiline kulu, mis siia läheb, on ajakulu. Et võtta enamik, et nendest tegelest on ju puhtad harrastajad, et päeval tegeletakse oma põhitööga ja siis tuleb leida aeg ka selle jaoks, et treeningud... Ja see aeg tuleb kusagil näpata, on ta siis nagu oma tööasjade, oma vabast ajast, oma pere kõrvalt, palju sest peretülisid on, et tuleb... Ära sellest räägi, Toomas. Jah, et selles on, et pereisa selle asemel, et perega koos olla, ma lähen nüüd trenni. Seal võib olla päris palju traagikat. Ja trennid käiakse 2-3 tundi. See ei ole 100 meetri sprindijooks. Ja nagu ei lähe basseini ujuma, et teed oma 40 minutit ja on asi päev kirjas. Siin kaovad ikka 3 tunniks ära ja siis oled pärast väsinud ja... Just, tahaks puhata, eks? Tahaks puhata, ärge segake. Et just, et sellises nagu heas vormis olemine tegelikult on üsna kallis protsess nagu tervikuna. Aga ka meeldib. Ja kindlasti seda, eriti kui sa ütleme ka veel näiteks tänasel päeval, sa jõuad siin toimetada, sõita, vaata kus see tõstab nagu sellist toonust või enese sellist, et kuule äge. No ütleme, kogu enamik sellest seltskond ikkagi naudib seda, et nad on vormis, nad suudavad grupis olla, sellepärast, et see, eks kui sa oled korra nakatunud sellest nagu võidusõidu sahinast, eks nagu istud grupis on ja ümberringi selline meeletu selline kõva kummide sahin, see tekitab juba enesest juba selline adrenaliini laksu, et tulevad kanalahk tuleb kevadel esimesed võidusõidud, tuleb selline tunne, et ma olen siin pundis, et see on nii äge, nii äge tunne. Nii, näeme siis neid mehi ka, kes siin praegu ees on, Martin Parv, tema siis peaks olema see mees, kes on siin pikalt varasemalt üksiga ees olnud ja juurde tulid Juri Moolev, Rinaldo Teder ja Indrek Kott ja eks nad ma ei tea, kas nad kõik on nii hullud, kui näiteks see sama mees Juri Moolev, kes kohe nüüd vedama hakkab siin selles KJK särgis. No Juri Moolev võib siit lõpuni sellise hooga sõita, selles me üldse ei kahtlegi, et on
et ja kui meil see Laagna tee värk on siin väga aktuaalne praegu, siis olen kuulnud jutte, kus Juri Moolev talvel võtab ratta kätte ja sõidab Laagna teel edasi-tagasi. Tallinnast on siis jutt ja ei ole vahet, mis ilm seal talvel parasjagu satub olema. Ise ei ole küll näinud, aga legendi olen kuulnud. Et sellised mehed, aga näed, tuleb see aeg ja tuleb need kilometraaž või see kilomeetrid tuleb kusagilt võtta. Jah, et ma arvan, et nagu siin, kes siin grupis istuvad, et nagu enamikul on, ma arvan, tänaseks sõidetud circa 5000 kilomeetrit või rohkem. Paneme tundidesse ka või? No, see on ikka päris palju. See on ikka päris palju tunde. Ja see on väike kevadlaager. Ja, mis on samamoodi, kui kulutustest rääkida, et ikkagi võetakse see puhkusväjad kulutatakse ära kevadel laagris olemise peale, mitte suvel kusagil mereres vedelemise peale. Ja tulles veel Viljandi juurde selle sõidu raames, siis Viljandis viimati Eesti meistrivõistlused peeti aastal 2009. Pean siis silmas täiskasvanute meistrivõistlusi, et 10 aastat möödas, 2007 oli ka siin. Et selline Viljandi mõistes pikem paus, kuigi siin lähedal on olnud küll pärast seda 2009. aastat näiteks Karksi Nuias, et tegelikult sama kant, ütleme, et väga palju see maastiku osa nagu ei erine. Ja Viljandi ja Mulgimaa on minu arust on Eestis üks võistlemise mõttes üks raskemaid kohti, eks, mis teeb selle nagu omapäraseks, kuigi siin need tõusud ja profiil ei ole niivõrd raske, näiteks kui võtta nagu Otepää või Haanja. Haanja on veel eraldi teema, sellest võib rääkida, aga mis on selle Mulgimaa eripära on see, et siin on sellised lauged ja avatud tõusud ja suhteliselt sellised, mitte järsud, aga eriti kui täna on meil vaikne ilm, aga kui tuult oleks, siis nagu Viljandi ümbrus on päris paha. Ta on ikka üks raskemaid, nii palju kui mina olen nagu Eestis sõites kogenud. Just need nagu lauged avatud tõusud. Täitsa sileda jalaga mees. No jah. Sa tahtsid rääkida nendest sellest ma ei taha seda rääkida, okei, jätame selle vahele. Vahefinišid meil täna ei ole. Et selles plaanis on asi lihtne, et siin, kui me näiteks rääkides Tour of Estoniast või siin Balti Keti velotuurist, kus etappidel on ka vahefinišid, siis täna on lõpufiniši kogu moos. Ja. Et tuleb olla võimalikult kõrgel kohal lõpus, vastasel juhul poodiumile ei pääse. Aga seda nelikut on ka näha, et ei see grupp kaugele lase, et seal nüüd keegi vist oli veel vahel, vaatan üksikult vist tuleb sealt, jah on. Et kas sellistel üksikutel üritamistel on mõtet, samas kui sul on tunne, et tahaks minna, siis mine ja tee ja naudi. Ja mõtleme just enne oli jutu sellest, et nagu erinevate vanuse gruppidest, just seeniori sõidust üleüldse, et kui need sellised võistlused, kus on meil näiteks see Filter karikasari või siis üleüldse, kus on nagu eliitsportlased ka grupis, siis nendel võistlustel on tavaliselt selline võidusõidu loogika nagu arusaadavam. Aga just kui ainult seeniorid omavahel jäävad, siis võib tekkida sellised, mõnikord tekib sellised täiesti arusaamatudärasõidud, et näiteks kui oli Kiisal vist Eesti meistrivõistlused, et seal üks grupp lihtsalt sai minema ja nagu algul tundus, et tookord oli vist Hawaii Express üritas kontrollida väga esimest poolt, et ma ise vaatasin ka, et hästi, et siin ei ole midagi, et ilmselt nad hoiavad selle asja koos, aga võta näpust, nad ei suutnud, aga nüüd paistab, et ikkagi on... Ja mingi grupp on veel eraldunud seal, jaa. Väike rünnak, et nüüd tegelikult, kui seal tekib 8-10 meest, siis on juba... Siis võib olla päris hea punt juba, eks? Siis on juba ja veel nagu tempotegijaid ka, siis et... Ja see üksikmees jõudis ka nüüd siia ette, nii et päris ees on praegu 5 meest, tuleb veel 2 ja siis tuleb veel süksid 2, aga tuleb tegelikult ka peagrupi esimene ots tuleb kohe, nii et seal ei taheta ikkagi kedagi väga kaugele ära lasta. Meil on sõidetud siis pea 15 kilomeetrit, me oleme Holstrest ka juba läbi tulnud ja läheme praegu Paistu peale. Aga see Rapla mees on siin algusest põhimõtteliselt võiks öelda, et nii kui start läks,
nii on tema ees sõitnud kogu aeg. jah, vaatab kella pealt pulssi ja hoiab tempot. Et oli vist Martin Parv, see mees. jah, aga nüüd on see asi on nüüd neutraliseeritud. Jaa. Siin oli AT ja spordimehed olid. AT Sport. Aga näeme, et Veisi grupp tuleb ka siit kohe. Kõik lõbusad. Hakkame mingid panuseid panema ka või kes võib taha no võita? Ikka, ei muidugi, näed, Toomas, nimekiri on siin. Et no sa mõned nimed juba selles mõttes üldises plaanis tõid ära, et kes siin võiksid nii-öelda sõidu võib-olla päris esimesed mehed olla, eks, et Tarmo Kopli ja Janno Aksin. No Vahur Valvas on ilmselt üks selline minu jaoks nagu soosik number 1. Ma nägin Vahurit, ma juba korra ütlesin ka, ma sain temaga rääkida täna, eks. Minu meelest ta sellises konditsioonis, nagu ta praegu on, ma pean silmas nagu visuaali, et ta siis, kui ta nii-öelda tõsiselt sporti tegi, oli sportlane, siis minu meelest ta nii heas seisus ei olnud. No jah, tal on suutnud seda taset hoida päris kaua. Aga no kui vaadata siin, kes nagu, kui nüüd lõpuringide peale võtta, siis et tõenäoliselt võidab keegi see, kes saab mäest hästi üles, kes on nagu füüsiliselt hästi tugevnud. Kindlasti on Vahur Valvas on üks selline, kes võiks hästi üles saada, võiks hästi üles saada. No, Tõnno Palmi, tema seisu ma täpselt ei tea, aga võib täiesti vabalt olla seal suhteliselt jagajate hulgas. No siis Magnus Krusemann kindlasti, kes on tsiklokrossi väga hästi sõitnud, kellel on selline mootor sees, kes kannataks need tõusud väga hästi ära. Võiks väga hästi talle sobida. Mis sa Marko Ainsalust arvad? Palju ta trenni teinud on? Ta on trenni teinud, aga ma ei tea, kui heas konditsioonis ta on. Virgo Karu on selline, kes saab mäest väga hästi üles, aga ilmselt tema jaoks see Munakivi lõik on sellises, võib olla, jah, seepärast, et ärme siis Raul Ollet unustada. Kes on nagu meeletu mootoriga sell. Ei, seda kindlasti. Meeletu mootoriga ja muidugi ise küsimus on see, et ta vist on varem ka maantevõistlustel ikkagi ju ka Estikatel vist eelmine aasta osales. Et selles mõttes tal ikkagi mingi kogemus ka maantesõitudes on olemas. Ta iseenesest ju rattas juurde tuli ikkagi maastikurattasõitjana, eks? Või selle hakkas sealt nagu tulema, eks? No sisuliselt peale selle, kui ta suusatamise lõpetas, on ta rattaga edasi sõitnud ilma vaheta. Et ta sellist nagu pausi, spordi tegemise pausi minu teada ei ole olnud. Ja mis on nagu väga oluline näitaja just eriti selle maksimumkäigu osas. Jaa. Vaatan Saaremaa Viikingi meestest on ka keegi, kes meil siin Viikingi meestest. Villu on stardis või? On. Villu on stardis, aga Villut kindlasti pildis ei ole. Villu on juba jäänud, ma arvan. Võimalik, jah. Aga Villu on uskumatult sitke sell, et ta on igal pool kohal, kus vähegi võistlus on. Nii, nüüd on uus seltskond siit minema pääsenud ja siin on nüüd Marku, ma vaatan. Olivs on Karu ka või? Ja siis on Marko Ainsalu ja Tõnno Palm. Jaa, Tõnno Palm on siin. Ja Allar Karu. Et see siin on tegelikult väga hea seltskond on siin on täiesti sõidumehed. Palm praegu veab, siis Ainsalu on sealt kohe vahetust võtmas ja siis kas ei lasnud vahele, siis tuleb Karu ja siis tuleb Olivson ja siin on ikkagi sellised mehed, ütleme, Sergei Olivson, kunagine tippmees trekil, liidukoondise kandidaat olnud, siis kandidaat isegi, kui ma ei eksi, MM-koondisesse oli seal ühel aastal, eks? Ja nüüd, ütleme, siin on kõik ratturid praegu. Just. Kes on... Tõnno Palm mõned aastad tagasi seenioride maailmameistrivõistlustel sai seal omas vanusegrupis ka mingi esikümne koha vist. Jaa. Oi, siin on ikka juba korralikku minekut. Nii, nüüd tuleb pööre meil paremale. Ehk siis me oleme paistust ka mööda kihutanud ja nüüd võtame suuna tagasi nagu Viljandi peale. Ja nüüd näis, aga ütleme, see grupp on täiesti selline arvestatav, et kui nüüd aga ütleme, kindlasti siin grupis jätkub praegu sellist jõudu, mis selle neliku tagasi tooks. Aga pigem küsimus on selles, et kes organiseerub. Ja kes hakkab siin kulutama ennast, eks? Jah, et
tihtipeale see seeneride võistlustel on sellised, need tagasi toovad need äraminekud just sellised võidusõitjad, kes kunagi lõpus aga need mehed siin neljakesi annavad praegu päris valusalt. Aga need lähevad praegu hästi, jah. Ja vaatasin, et selle Viikingi mehe ka siia vahelduseks, kui ma juba selle Viikingi jutu tõin, kes see Viikingi särgis on, siis Viljandi mees, Jaanus Sarv. Jah, just, jah, legendaarne Saaremaa mees Viljandist. Jaa, ei, siin annavad mehed mõnuga. Ma ei tea, kas nad nii-öelda aduvad, et tegelikult see võiks ju siin toimida päris pikalt või? No arvestades need kõik need neli selli jõuavad sõita väga hästi. Kas nad on, mis vanuseklassid? Äkki nad on veel kõik, erinevad vanuseklassid ka veel või? No Sergei Olivson on seenior 3, Tõnno Palm ja Marko Ainsul on seenior 2, Allar Karu äkki on 1, ta on 86 sündinud, siis peaks olema siis alla 3 või 30 natuke peale. Ongi 1. Jah, seenior 1, jah. Aga grupp ei lase minna, neid ikka hoitakse. Ei, no aga seal võib lõpuks vaata, Toomas, tekkida ju küsimus, et kes seda tööd ikkagi tegema hakkab? Kas seal leidub, ikkagi ütleme, kas või, ma ei tea, võtame Hawaii mehed, keda siin ees praegu ei ole, kas nad siis nagu panevadki mingid vennad lihtsalt nagu tööle, et Hawaii, nüüd on vaja? No jah, see on nüüd täpselt see organiseerumise küsimus, et kui hea distsipliin meeskonnal on. Sest see vanuseklasside nii-öelda lahterdamine praegu mängib pigem nende meeste kasuks, kes siin ees on. Sest seal taga lihtsalt võibki olla see, et Hawaii mehed näiteks peaks tööd tegema küll, aga seal on mitmel mehel oma vanuseklassi võimalus, on ju? Jah, aga ütleme, siin on seenior 2 on juba 2 tükki ees, mis on kõige massilisem ilmselt. Ja vist ongi, jah, seenior 2 on kõige massilisem, jah. Peaks olema kõige suurem grupp. No vaatame, ütleme nii, et siin grupp ikkagi nagu, jaa, ei reageeri üle, ütleme. Ei reageeri ja keegi ei võta initsiatiivi ka enda peale. Ja siit nüüd minna näiteks ka mingisuguse 1 või 2 sinna ette ei ole üldse lihtne. Kas nüüd tõesti on nagu praegu, kas tõesti on nagu lahendus saabunud praegu? No vaatame. No siin need tõusud on tulemas. Meil siis, nii nagu sa siin juba oled mitu korda maininud, et Heimtali tõus ja siis natukene hiljem tuleb see tõus Pärnu maantee peal. Ja, mis on see Viljandi lennujaama juurde tõus. Pärnu poolt või Kilingi-Nõmme poolt tulles. Aga siin me siis näeme seda liikumist. Aga praegu see neljase grupi või jooksikute minek on ikkagi päris hea. Ja nüüd ongi, et ma ei imesta üldse, kui nad ongi läinud praegu, et siis nagu arvestades kõik, et neli selli seal ees on, kõik on sõidumehed. Ikka sõidumehed, jah. No ongi läinud, vaata, meil võeti pilt ka eest ära, nad on nii kaugele läinud juba, et meil vahepeal läheb pildist ka nagu minema, aga ei, oleme siin otsepildis tagasi ja kõik toimib hästi, me oleme sündmustega kursis, kõik olulised hetked ära näinud ja vaatame, mis see vahe meil siin nii-öelda tuleb, et kindlasti ma arvan, et me saame siin võib-olla mingisugust võrdlust, kas või paneme siin ise kella käima seal mäe otsas. Ja pigem ma arvan, et praegu see võib olla juba minuti ligi. Või siiski mitte. Nad ikka silmapiiril praegu paistavad veel. No neid oli näha ja selles mõttes nad on ikkagi veel nii-öelda 30 sekundi peal äkki. Haarde ulatuses, aga need mehed nagu saavad kindlasti ise ka nüüd aimu, et et see asi õnnestus, selles plaanis õnnestus, et me saime vahe sisse ja toimib ka praegu kõik omavahel, tundub, et jõuavad ka, et ega siin midagi väga tagasi hoida selles plaanis ei ole, et loomulikult ega nad ei sõida maksimumiga, aga ikkagi tuleb korraliku tagu anda. Jah, aga ikka grupp ega väga kaugel ikkagi ei ole. Allar Karu, kes siis praegu siin taha vajus, on selle seltskonna noorim mees, sõitnud siin päris mitmeid aastad kunagi Kalev Chocolate tiimis, meie enda kunagises profiklubis. Marko Ainsalu on olnud ka siin aastaid, ütleme, välisklubides amatöörina siis ja sõitnud siin eliidi
grupisõitudel ka sellisel tasemel, et on saanud eraldi startides kindlasti medaleid. Ma kohe üritan kiirelt tšekata, kas Marko on võtnud meil ka medaleid grupisõitudes absoluutarvestuses. Ei tundub, et grupisõidus medalit, aga ta on seal lähedal kindlasti olnud. Lähedal on, aga eraldi stardis on kindlasti. Jaa, eraldi stardis kindlasti, absoluutselt kindlalt. Selle peale võib mürki võtta. No Sergei Olivsonist me juba rääkisime, et kunagine absoluutne tippmees trekil. Ma ei tea, mitmekümnekordne Eesti meister. Ja, just. Ja vist eraldi stardi rekordid, individuaalse jälituse rekordid trekil ei ole vist tema nimel. Seda ma aga ütleme nii, et sinna rekordi kanti ta kindlasti sõitnud on ja nüüd siis näeme, et Hawaii mehed on siin ees ja need Kopli ja Aksin, keda me siin alguses välja tõime, eks, et nemad on ka Hawaii mehed, eks. Huvitav, et Tõnno võistkonnakaaslane võttis isegi veel... No käis läbi võib-olla lihtsalt korra, et ega seal käidki läbi ja lased nõksaka hoogu alla hoopis. CFC-l ei ole meest ees. A ja T Sport siis jälle seal keegi käib eest läbi. Jah, kuigi ta võiks nagu mitte käia praegusel juhul. Okay. Oma võistkonnakaaslane on ees, aga tegemist on ikkagi seenioride võistlustega ja seenioride puhul need klubides nagu struktuurid ja need ei toimi päris nii vist. Kokkulepped niimoodi ei toimi, et eks ikka siin paljud mõtlevad enda asjade peale ja unustavad selle klubilise tegevuse ära. Ahah, nüüd tuli siit väga võimas Hawaii mees. Siin on, siin lihas mängib niimoodi, et kes meil siia ette tuli nüüd seda tööd tegema. No nii, siit on näha, kui valusalt praegu mindi. Ja siin oli ka selle kolmanda mehe pealt, kes siin nüüd ikkagi nii-öelda sai siia sappa ennast, et see oli päris kõva spurt praegu. Kuigi vaadates väliselt mees tuli, istus sadulas. Jaa, seal on toorest jõudu, kui palju? Toorest jõudu jätkub, jah. Ja ma imestan, et nad lähevadki, aga ikka vaata grupis ikkagi jätkub motiveerituid sõitjad, kes nagu üritavad iga ennast seda tagasi tuua. Siin on... Seal on muidugi jälle see oht ka, et kui sa nüüd võtad nii hullu vahetuse, eks, siis sa lihtsalt küpsetad need oma kaaslased ära. Ja lõpuks sa oled üksinda seal ja siis ei lähe sa ka kuhugi, eks? Üldiselt ongi niimoodi, et sõetakse vähem sellise kiirusega, kui kiiresti jõuab nagu kõige nõrgem töötegija sõita. Kes taga istub, selle võib mängust välja jätta, aga eks need gruppide kiirused on just sellised. Teine variant on see, et keegi on peaaegu üle, et lihtsalt võtabki kogu selle asja enda peale ja tihtipeale me oleme päris võidusõitud samamoodi, mis üks mees suudab mõnikord teha sellise tulemuse. Jaa, aga seal on ka vaata vahe on, eks Toomas, see, et kui sa võtad selle vahetuse, kui sa jõuad, eks sa võtad pika vahetuse ja sa võib-olla tõstad kogu aeg seda tempot natuke, aga kui sa võtad praegu lühikese vahetuse, paned mingi veel siukse hirmsa tempo muutuse, eks. Sellega lihtsalt tapad tempo ära. Jaa. Aga näed, et ikkagi grupp tuleb siit. Tuleb järgi, jah. Ja KJK meestest nüüd keegi veab. Ja hoopis teise ääre pealt siis ja sõidetakse sellest kolmikust nagu naksti mööda. Ja päris valusalt vajutatakse praegu. On. No aga ausalt öeldes ega muud üle ei jää ka, sest et see nelik sealt eest nüüd kätte saada, tulebki vahepeal päris valusalt panna. Jah, ma tõen just, mis seenioride puhul on üks selline omapära on see, et mis eraldab just seda eliidisõitudest on see, et tempo on kindlasti natukene vaiksem, aga see põhjus, miks ta aeglasem on, et võib-olla hetkeliselt tõmbed, nagu praegu just nägime, et on täiesti sellise eliidi tasemel nagu ratturite kiires litakad võivad olla, aga mis põhihäda on see, et nad kõik on siin, enamik seltskonda on siin vanuses 40 ja peale, eks. Ja vanemast peast tekib see probleem, et ei taastu ära kohe. Lihtsalt see taastumise probleem on niivõrd suur, et ühe terava lasu lased ära või ühe spurdid ära, et järgmiseni pead ikka väga kaua ootama.
ja sellest tulenevalt kogu grupp on nii-öelda natukene võlas selle tõttu ja sellest tulenevalt ongi, et see kiirus on aeglasem. Jah, et lihtsalt ei jõua nii-öelda kogu aeg järjest tulistada, eks? Jah, et see nagu võib-olla kaks korda tulistad ära ja siis on tükk aega siis on hingetõmbe aega vaja. Ja see on jah, üks tükk aega hingetõmbe, aga nii, nüüd tuleb meil kohe kurv vasakule. Kurv vasakule ja siit on nagu mingi 4-5 kilomeetrit sinna Heimtali tõusuni. Ja siis hakkab nalja saama? No, need esimeste puhul kindlasti mitte, ma arvan, et need on nii palju mõistust, neil on, et nad hoiavad kokku, et nad lähevad just sellise tempoga, et nad suudaksid neljakesi peale tõusu edasi koos sõita. Aga ausalt, kui sa praegu nüüd küsiksid näiteks minu käest, et kes sellest nelikust on võib-olla selline mees, kellel nüüd raskeks läheb, siis ma ei oskagi sulle öelda. Et selles plaanis, et tunduvad kõik täiesti sellised, noh, nii kui me rääksime ratta taustaga nii edasi, on ka sõidumehed ja noh, et väga hea seltskond sai ette. Nagu. See küll, jah, aga nüüd grupp jäi nagu vahetult enne seda pööret ei seisma. Nüüd on sama ja sama Rapla mees jälle siin meil, Martin Parv vist peaks olema see, jah. Ja kui nüüd näiteks sellest rääkida, et kellel taastumisega läheb aega, siis näiteks Martin Parvel kindlasti seda probleemi ei ole, et tervist on nii palju, et suudab ka mitu korda järjest selliseid liigutusi teha. No ongi M-spordi mees selles mõttes, et vanuseklass mehed sport ehk siis üsna noor mees ja võib hullata. Võib jah, täitsa vabalt võib hullata niimoodi, et jõuab niimoodi grupi ees üksi lammutada ja mitte midagi juhtu. See on hea tunne vist, eks? Oled kogenud? Ei, mina sellist asja kogenud ei ole, et ma niimoodi lammutada. Mul kahjuks sellist tervist ei ole kunagi olnud. Ma kunagi kuulsin jutt, et kui siin ratturitel, et mõned mehed ei olnud kogenud täist kõhutunnet, et kunagi ei saanud kõht täis, et energiat kulus nii palju, et läksid küll sööma, aga seda täis kõhutunnet ei tulnud. No jah, on mõned mehed sellise ainevahetusega. No nii, Marko Ainsalu meil siin jälle vasakpoolses pildis oli hetkel viimane mees, nüüd tuleb Allar Karu sinna ja Tõnnost ei ole me ka rääkinud, aga Tõnno oli Dünamo mees, kui ma ei eksi. Oli, eks? Dünamo mees, jah, Rein Pruuli õpilane. Jaa, käis ära sõjaväes ja siis tuli ja hakkas veel päris tõsiselt sporti tegema. Jah, temaga juhtus niimoodi, et ta oli üks viimaste hulgas, kes Vene Kroonu läks. Vene Kroonu läks ja ta sai küll mingi poole pealt tulema või enne lõppu tulema, aga Tõnno on jah, ta on üsnagi sellise hea hingamisega sõitja, et ma mäletan seda peale Kroonust tulekut üllatas, ma mäletan, just oli suhteliselt vaikne aeg Eesti rattaspordis küll, aga meil oli selline 90, nagu profid olid eest ära läinud. Jaa, see oli siis, aeg oli umbes siis, ma pakun 91-2. 91-2, jah, ja vist mäletan just Eesti tänavasõidu meistrivõistlustel ta üllatas, sest ma vaatasin, et uskumatu sel, et peale armeed tuleb sellise hooga. No nii, Janno Aksin üritab siin meie ette kutsuda. Eks ta saab aru, et siin nalja ei ole. Ütleb Tarmo Kopli ja vaistab, et distsipliini ja Priit Salumäe. Salumäe on tal tuules seal just. Jah, aga praegu ei grupp seisma, et näha on kohe 10 sekundit läks suuremaks vahe. Eks Janno Aksin tajus, et grupp ei liigu, et enam ei ole töötegijaid. No jah, eks kõik juba siin nüüd kasepööre vasakul on juba siin ära võetud, vaata, et kilomeetri juba sõidetud ka ja kõik teavad, et varsti tuleb see Heimtali tõus. No tegelikult, mida me praegu näeme, ongi see fenomen, millest just tagasi rääkisime, et see taastumise küsimus, et vaata, grupil jätkus neid padruneid, ütleme, circa 7-8 kilomeetriks, võib-olla 10 isegi ei olnud ja nüüd praegu võeti jumala vaikselt. No eks muidugi, mis mõjutab, on see, et miks keegi praegu ei julge vajutada, seepärast, et Heimtali tõus on, ütleme, paari kilomeetri pärast. No just, et seal, kui sul ikkagi alla lähed juba ja hapnik on ikkagi kinni, siis väga keeruline. No nüüd Raul Olle võitis asja enda peale. No Olle lihtsalt on sõitnud täna kogu aeg sellise kiirusega ja praegu see kiirus tähendab seda, et on kõige ees. Tempo on läinud alla, aga jah, Raul Olle siis tunneb ära sellise punase särgiga. Amps on sinna peale kirjutatud vist, eks? On Ampsu-tiimi mees. Ampsu-tiimi mees, jah. Ja Kiiver on ka selline päris efektne, ütleme nii. Ma ei tea, mingi nahkkiire kujutis või mis seal peal oli. Aga Olle valmistub ju Tour de France'iks, tead, jah? Ei ole kuulnud. Ta läheb etappi sõitma. Vaata siin ju meil käivad need, mitte tema üksi, aga päris palju ratturid meil käib selleks. Et ta on üks nendest meestest.
valmistub tuuriks, võib põhimõtteliselt öelda. No jah, see on hea treeningvõistlus on praegu. Jaa. Nii, et aga vahe on siis jah, seal umbes 35-40 sekundi peal Jah. hetkel. siit kilomeetrikene veel natuke vähem ja aga Heimtali tõus. Jah, ja ütleme siis nii, et nüüd algab raja raskeim osa. Noh, kui see viimane ots välja arvestada, siis küll jah. Nii, ja nüüd oleme Heimtali tõusu alguses. Nii, ja see nelik nüüd oleks mõistlik sõita ikkagi sellise ühtlase kiirusega, keegi siin tõmblema ei hakkaks, sest vastasel juhul lihtsalt nad rikuvad ilusa asja ära. No eks nad teavad, et ei ole mõtet, et nii või naa nagu asi selgitatakse linnaringidel, või ütleme viimase linnaringil, eks? Jah. Vot kas sõidetakse 2 korda see ring läbi? Jaa, nad sõidavad selles mõttes, et kui nad tulevad linna sisse, siis nad peaks sõitma juba ka selle esimese ringi, suure ringi sees kõik need 3 tõusu. Ehk siis 2 korda? 2 korda, jaa. 2 korda 3 tuleb ja, linna vahel. Seda enam on põhjust üksteist selles situatsioonis hoida. Oleks hea, kui kaamera püsiks selle peagrupi peal selle tõusu vältel, see oleks kõige huvitavam näha, mis seal toimub. Kas siit tagant oleks nüüd ka mõttekas, ma ei tea, anda valusalt see tõus ja üritada selle tõusuga ettepoole saada sinna? See tõusuga on nagu, see vahe on natukene pikk praegu, aga tegelikult kui hea tervis on, siis oleks see üks paremaid võimalusi ette järgi sõitmiseks. Tihtipeale nagu just niimoodi teaksegi, et sellised kes kannatab sellise tõusu ära, et nagu saab tõusu lõpuks 20 sekundit vahe sisse ja see jääb edasi veel ainult esimene punt kätte saada. Mis sa selle hea tervise all silmas pead, et nagu taastumise kes ikka hästi tunneb ja head jalad on, et see tõusuga on võimalik hästi suur vahe sisse sõita hästi lühikese ajaga. No vaatame, kas selliseid julgeid mehi siin taga on, kui tõusu peale see grupp jõuab. No näiteks Vahur Valvas pakun välja, võib siit tulla, kes suudaks selle ära kannatada. Nelik on koos, nelik on endiselt koos. Ja minnakse täiesti selliseks mõistliku tempoga praegu, et ei... No kõik on ikkagi, ütleme niimoodi, need mehed on kõik rattaharidusega selles plaanis. ABC on olemas, teatud tasemel on mehed kõik sõitnud, teavad, et ei ole mõtet mingeid asju teha. Ja see kokkuvõttes peaks nagu toimima. Toimib ja praegu on näha, et see kõik on ikkagi jah. Eks see... Nii, Sinka-Vonka minek. Seal on ka esimesed fännid, keda me oleme nüüd raja ääres tähele pannud. Ergutamas tundub ka, et kas Tartu veloklubi inimesed vist olid seal. Ja nüüd... grupis mingisugune elavnemine seal eesotsas ikkagi on. Ja jälle keegi nüüd Tõnno Palmi klubikaaslastest, kes see siit läheb? Kes meil siit läks nüüd sellise särgiga ja läheb päris hästi. Siin on näha, et siin on... see on... Kas Kukk või? Ei. Nii. No vaatame. Keele peal, jah? Jah. Okei. Margus Mikson peaks olema see. Aga siit CFC mehed on kohe kannul. See on Olivsoni sõber, kes sealt tuleb praegu, kellega taga koos on laagrites käinud. Ja see rünnak siis neutraliseeritakse. Üleni siin oranži särgiga. See on Vahur Valvas. Valvas ongi see, jah. Ja vahe on tulnud väiksemaks, kui see nüüd meil seal kõik õige on seal vasakus nurgas üleval, siis 20 sekundit umbes selle tõusuga. Siin on Vahur Valvas, Tarmo Kopli. Ja hästi pikaks on grupp veninud, hästi pikaks. Mitu CFC meest on siin, Valvas läheb seal veel vahele. Ja ütleme nii, et kindlasti osadel meestel on väga keeruline seal. Oi, no praktiliselt ühe kaupa. Aga pakun välja, et grupp läheb ikkagi enne seda järgmist tõusu, peaks kokku minema, et siin läheb suhteliselt pikalt metsa vahel alla mäge, et see grupp veereb kokku siin ja et siin konkreetselt vahet sees ei ole praegu. Aga tegelikult mingisugune vahe ikkagi on.
Juri Moljov on 315. Jah, Juril on jah, täpselt üks kiirus on kogu aeg. Ja see kiirus, ega ongi, vaata sa tegelikult võid selle ühe kiirusega, nii nagu sa mainisid, et ta võiks sõita algusest lõpuni, eks? Jah, ta võib... Aga nii kui see asi kiiremaks läheb, siis täiesti, mõnes mõttes täiesti uskumatu tundub, et ma ei tea, paned see keskmise kiiruse 4-5 kilomeetrit juurde või isegi võib-olla vahest piisab vähemast ja lihtsalt mingil hetkel hakkab nii jalale, et ei jõuagi. Täpselt nii on, jah. Et just eriti kui peab nagu tööd tegema või nagu sellist nagu, näiteks nagu tõusude peal, et see just, et kus see nagu mingisugust tuulevarjust palju abi ei ole või? No ütleme siis nii, et punt on läinud, kas isegi 3 julgeks öelda praegu? Ja Aksin on siin ees. Jah, aga mitte väga suured vahed. Ja, aga ütleme, grupp on läinud katki küll, jah, aga see läheb, tõenäoliselt läheb kokku enne järgmist tõusu. Aga siis läheb uuesti katki? Ja siis läheb uuesti, jah, siin ei ole varianti ka. Et need tõusud ikkagi selekteerivad ja vaata vahet. 16 sekundit ainult. No seda küll, aga vaata, kui valusalt see tõus vajutab. Ja ütleme, kui siin nüüd näiteks juhtub, et saadakse enne järgmist tõusu kokku. No kokku ei saada või tõenäoliselt on see, et juhtub niimoodi, et järgmise tõusu peal eradub mingisugune punt. Ja läheb lihtsalt see esimene grupp ees suuremaks. Jah, võib nii juhtuda täitsa vabalt, jah. Aga see nelik püsib kenasti koos. Nii nagu me siin algusest peale oleme rääkinud, et on sellised oskajad mehed seal ees, peaksid jõudma ka kõik ja seda nad hetkel siis demonstreerinud on ja nüüd me teeme selles mõttes pauna, et me läheme siit paremale ja siis õige pea jälle paremale. Ja nüüd hakkab kohe uuesti järgmine tõus. Ja just siit samast nüüd õige pea siis tuleb ja me nii-öelda praegu nüüd võtame jälle suuna Viljandi peale, aga me veel ikkagi ei lähe päris Viljandisse lõpuni välja, et me vahepeal teeme ühe jõnksu veel. Ja vahe on ikka päris väike, jah, selle tõusuga tõmmati ikka vahe väga väikseks. No seal ees tundub ka mehed midagi seal üksteisega seal natukene suhtlesid, et... Ja kusjuures see vahe mõne hetke pärast on teile 20 ja peale sekundit, kui vaadata seda, mis grupis toimub, et enamik võttis sellise joomise asendi ja jälle on Rapla Como Martin Parv hoiab grupil tempot. Et kui ilma temasuguste sellideta oleks vahe juba ilmselt... Nii, ja Tarmo Kopli ründab. Tarmo ta ründab siin mäe peal, jah. Ja Kopli läheb, Aksin ei reageerigi, mis tegelikult ongi täitsa õige tema koha pealt. Ja nüüd võib juhtuda see, et Tarmo Kopli saab, see võiks Pirgo Karu olema, kes et tuleb. Jah, aga see ei oleks hea lükke, kui ta nüüd seal tõesti... Ja, aga see praegu, miks ta seda liigutust tegi praegusel juhul, et selle ei ole Tarmo Kopli suhtes küll nagu võistkonnakaaslasena koha pealt nagu eriti. Väga mõistlik, jah. Aga ma ei imesta praegu, et Tarmo Kopli ette järgi saab selle tõusuga. Kui see vahe on õige, see aeg, siis ei ole siin küsimust. Ma arvan, siis Kopli läks ikkagi nii-öelda kindla peale praegu. Ja ütleme, ja tõusu peal on ainuke koht, kus seda sihukest asja teha saab, et tuule takistus on minimaalne ja saab nagu puhta jõuga seda asja ära korraldada. No vaatame, kas Tarmo jõuab sinna ette, nüüd tekib nelikust viisik või nii libedalt ei lähe. Näed, Narva energiamehed on ka. On siin grupis täitsa kenasti olemas. Rasmus Grünil velopetest on natuke raskeks hakanud läinud. No eks ikka, jah. Andrei Bogdanov on see Narva energiamees, kes siin grupi lõpus näha oli. No, kas me nüüd näeme veel sealt eest pilti, mis seis seal on, kaugel Tarmo Kopli on ja kas ta on siis juba seal jooksikutega koos. Nii, Hawaii mehed ees kontrollivad, see on siis peagrupp. Jah, Virgo Karu ja Aksin. Mõlemad on seal ees, jah. Aga ega sellist, keegi ei tahtnudki väga nina välja pista sealt, kui Kopli läks. Jah, aga ütleme, praegu ikkagi imelik, et praegu oleks võimalik seda vahet, kui nende oma mees on ees, et võiks seda vahet natuke suuremaks lasta. Ahah, aga see nelik on lihtsalt sedavõrd lähedal. Ja Tarmo Kopli on jõudnud ette järgi. Ehk siis on mitte nelikena mees, vaid viisik. Ma pakun välja, et tegelikult see vahe nüüd... Hakkab kasvama jälle? Peaks jah, kasvama uuesti. Sest et praegu grupis on kõigil väga raske.
ja rattasõidus ongi ju tegelikult neid hetki, noh, kas ütleme siis ühe päeva jooksul või siis mingi veloturu jooksul, ikkagi hästi palju just see, et kõigil on raske, aga kes suudab nagu neid raskusmomente nagu paremini nii-öelda taluda või seda sellist nii-öelda ära kukkumist või järeleandmist nagu edasi lükata. Et see on nii-öelda võtmemoment. Jah, täpselt niimoodi ongi, et üks asi nagu, mis vormis oled ja kui kiiresti taastud, aga just tean, et nendel tihtipeale niimoodi, et need ärasõidud või sellised ei toimu ju mitte nagu sellise maastiku puhul, mitte selle tõusu peal, vaid need vahed tehakse sisse just nagu võib-olla vahetult peale seda tõusu. Näiteks praegu oli selle eest nagu jooksikute rühmal, nemad said tulla selle tõusu sellise mõistlikuma kiirusega õige tempoga, täpselt seda, mis nagu millega sellise arvestusega, et peale mäge tuleb edasi sõita, aga grupp ju tegelikult läks maksimumiga. Just. Ja praegu pärast seda tõusu, kes tahaks uuesti hoogu üles tõmmata, neid praktiliselt ei olegi. Ja nagu näha, praegu läksid vahe oluliselt suuremaks. Vahe läks suuremaks ja ilmselt läheb veelgi. Et see ongi see jah, et sa jõuad sinna mäe otsa, sa oled juba punases, eks, ja siis paratamatult tuleb see tempo langus ja näete ise, et kui... Tarmo Koppi praegu tegi selle nagu ainuõige liigutuse praegu, et kus see nagu ilmselt kasutas selle ainukese variandi ära, et väga võimalik, et nüüd sellisel juhul jäävadki ette praegusel juhul. No üks asi on jõud, kas seal, ütleme kas see sama Karu ja Aksin olid ka seal näha, et kas siis neist näiteks keegi oleks võinud veel või kui seal keegi oleks nüüd ennast väga hästi tundnud, siis ta nii või naa oleks proovinud, aga nad, ütleme, võib-olla siis ei ole lihtsalt sellises vormis hetkel või ei olekski tohtinud nii-öelda praegu ikkagi tulla eraldi veel sealt, ütleme, lased Tarmo ära juba mingi vahega ja siis üritad korraks nagu ise ka teravalt, sest seal Karu küll tuli paremalt äärelt, aga ta tuli ka niimoodi, luuravalt, ega ta seal nüüd ei kiirendanud väga. No jaa, pigem sellisel juhul, et sellise rikud selle, on võimalik see kogu see ärasõit ära neutraliseerida, eriti kui sul oma mees veel ees on, et see nagu ei ole mõistlik. Aga nagu mis Tarmo Koplisse puutub, tema on just seda tüüpi sõitja, kes nagu sellise nagu selleks, et ühest grupist teise saada, see peab olema nagu poolenisti sprinter tegelikult. Ta sa pead kannatama mingisuguse jupi väga nagu head tempot. Isegi ei pruugi nagu pikad nagu selline tempomees olla, aga ütleme, lühikese ajaga suudab... Ala 30 sekundit, 40 sekundit näiteks. Ja kannatad hästi valusa sutsu ära ja ütleme, see on nagu sprinterite eelis pigem. Sprinterite võimalused on sellised kohad. Ja Tarmol on kahtlemata see kiirus olemas. Jah, ta on nagu väga kiire ja praegu ei näha, ta kasutas just selle momendi väga õieti ära. Nii, ja nüüd meil tuleb õige pea, tuleb siis veel pööre paremale. Sõidame natukene jälle Viljandist eemale ja see esimese ringi pikkus siis tuletan meelde oli 54,7 kilomeetrit ja teise ringi pikkus tuleb siis meil 13,7, et selle esimese ringi, suure ringi lõpp siis peaks kattuma meil ka selle väiksema linna ringiga, ehk seal näeme ka veel neid valusaid tõusunukke ja ega see viisik, kes seal ees nüüd on, jällegi, mida hiljem nad omavahel selle asju jagama hakkavad, seda kasulikum vist kõigile või? Ma pean silmas seda viisikut. Jah, tõenäoliselt küll praegu seal ei ole, seepärast, et nende tõusude vahel on vaja ka sõita tegelikult, et näiteks kui selle ringi, esimese ringil keegi lammutab selle grupi laiali, siis võib nii juhtuda, et ei jäägi ette, seepärast, et grupp üksi sõita, seal on nagu mingisugused sirged lõigud ka vahepeal peale, sest ringi pikkus on ikka 10 kilomeetrit pealegi. Kas see mees nüüd, kes ette tuli, on Magnus Krusemann? Peaks olema, jah. Moolev siis käis eest jällegi läbi sealt korra, aga vahe on jah üle 30 sekundi läinud meil. Ja Krusemann nüüd üritab midagi. Ahah, võtab ka eraldi stardi asendi sisse ja kas tõesti loodab siis üksinda selle pooleminutilise kaotuse tagasi sõita? No, jah, tegelikult ei. Oleks võinud selle hetke ära läbi hammustada, kui Tarmo Kopli läks seal tõusu peal, et
oleks selles jõudu rohkem olnud. No nii. Sergei Olivson, Marko Ainsalu. Eero Kiskonen on seal grupi ees ja Aha. Kalev Jätar rattakooli särgis. Tema poeg siis Siim Kiskonen on tulemas meeste eliidi sõidurajale. Ja, Kuigi ta on veel U23 vanuseklassi mees, aga noh, ühine arvestus, et ühine distants nii U23 kui ka meeste eliidil siis. Ja selle start 13.30 ehk umbes tunni aja pärast. Ehk nagu seenioride grupist rääkides veel, siis on nagu, ta on igasuguseid jutte olnud, et mida ma olen kuulnud, et nad miks nagu vanad rattavennad sõidavad veel ikka ei saa nagu ära lõpetatud, et milleks seda vaja on. Eks nagu motiive on väga palju erinevaid. Näiteks, kes tuletab lapsepõlve meelde, kes lihtsalt pikendab oma lapsepõlve, on ka selliseid, kes ei ole kunagi veel maha jätnud, aga eliidis enam ei jõua ja siis lased edasi, aga seepärast, et seda tunnet kätte, see on niivõrd mõnus tunne, kui sa oled nagu heas vormis ja saad grupis nagu võidu sõita. On selliseid, kes on avastanud rattasõidu ja siis hilises eas ja siis nagu püüavad ennast proovile panna, püüavad kellegi pähe panna konkreetselt nagu võidusõidu mõttes. Et on nagu väga oluline. Aga et motiive on väga palju erinevaid, aga kokkuvõttes see on ikkagi nagu ikkagi ülilahe, et ütleme, kui päris võidusõitjana oled ja kui vaatad seda seenioride punti, et siis võib-olla tundub ka, et miks nad nagu siin jamavad, et see on nagu teine liiga ikkagi, aga... Ei, see on igas mõttes lahe. Üks asi on ka see, et seesama tegelikult see suur punt ja 100-meheline punt näitab ka seda, et rattasõidul võiks olla selline teatav kandepind ühiskonnas, et selles samas grupis on rattasõidu toetajaid, siit tulevad järgmine põlvkond, kes pannakse samamoodi ratta peale, et tegelikult nagu rattasõidu spordiala mõistes on väga kihvt, et on selline 100 meest, kes tulevad starti, järelikult neid nagu huvitab see, nad on valmis sinna panustama erinevates variatsioonides ja see hoiab nagu ka, ütleme, laias laastus seda ala ju tegelikult elus. Täpselt nii ongi. Ja mis on nagu muutunud viimase 10 aastaga võib-olla või natuke isegi rohkem, et kui varem oli näiteks need grupisõidud, mis ma juba nii-öelda seeniorini või harrastajana käinud noorte kutidega sõitmas, on see, et nagu võidusõitudel olid noored ja siis noortes on selline grupis sõitmise distsipliin olemas, et algus olid igasugused rattarallid ja muud sellised üritused olid ikka pehmelt öeldes hirmsad. Et see oli võimalik ikka niimoodi kõhuli panna just selle ootamatute liigutuste tõttu. Aga mis on nüüd viimasel ajal muutunud, et võidusõitude sarjad, näiteks nagu Filter, maanteekarikasari, mis on olnud just ja igasugused nagu enne seda sarjagi olid nagu erinevad rattarallid, mis on toimunud, et nagu meil on osalejate arv on ikka tegelikult väga suur ja mis on nagu Eestis on välja kujunud, et see grupis sõitmise selline kultuur ja distsipliin on üsnagi hea. Et need selliseid lapsikuid rumalusi, mida tehakse, et jääb järjest vähemaks, et nagu rattasõidus selline kuldne reegel on see, et sa pead kogu arvestama sellega, kellega sa koos oled, et sa ei või teha niisugust liigutust, et mõtleme, et nagu iga liigutus, mis sa teed, et mida sa võib kaasa tuua teistele ja et nagu iga ootamatu liigutus, et eks neid tuleb ette, aga pigem nagu tahtmatult, eks mingite olukorda. Vaata see mees, kes nüüd ette tuli, kui Rein Taaramäe võistlusvorm oleks jätkuvalt must, ülisarnane. Jah, lihtsalt Rein Taaramäe lihtsalt selleks kergem ülekande. Ja siis vahepeal oli meil siin ees Allar Karu, kes üritas nüüd üksinda midagi seal teha. Allar Karu on ees. Aga ei, ta saadi kätte. Allar, ees on... Virgo Karu mõttes. Virgo, vabandust. Allar Karu on ees. Virgo Karu üritas vahepeal siin midagi ise üksi nüüd teha, aga see jäi üsna üürikeseks see tegemine. Ja vahe on meil seal jälle 40 sekundi ümber.
ja ütleme need, mis on need Eestis need sarjadel see sõidukultuur on nagu minu arust on nagu ka päris hea ja mis on veel omapärane, et on et need grupid, et kõik sõidud on tegelikult, et sõidetakse võidu enam-vähem stardist alates, et keskmised kiirused on suured, isegi kas meil on samamoodi on seeniorid, et kõik on sõitud seistel võistlustel olnud, kus on keskmine kiirus 45 kiltsi tunnis, et nüüd siin näeme, see on praegu väga raske koht. See nägu reedab päris palju. Ja see tõuseb sinna, see on päris magus koht, et tihtipeale sinna, sest Viljandi sõitudel on siin tuuline ka, et see on selline väga hea küljetuule koht on see olnud alati. Aga täna tuult ei ole väga? Täna ei ole ja grupis on seetõttu ikka tunduvalt lihtsamal. Ja nüüd on siis õige pea see koht, siin on vist mõni kilomeeter veel minna, kui tuleb pööre vasakule ja nüüd siis minnaks ikkagi konkreetselt Viljandi linna tagasi. Jah, et nice on, ütleme, mis nüüd, et mis võib olla, et Viljandi linnas selle tõusude peale veel keegi tuleb siit järgi, aga praegu vahe on ikka piisavalt suur, et ja see nelik siin meil siis läks umbes, meil oli sõidetud seal 15 ja 20 kilomeetri vahel. Umbes, jah. Jah, kui see sõit täna meil siin ligemale 70 kilomeetrit, siis jah, nii-öelda see päevarünnak toimus kuskil ja seal 15-20 kilomeetri vahel. Siin näeme jällegi, et Virgo Karu on ees ja siis vahetuse just on siin üle andnud Raul Olle ja siis jälle see komomees Martin Parv. Jah. Ja kusjuures, et praegu huvitav on see, et nagu oma mehed on ees ja samade särkidega tehakse tempot. Et minast... Aga siin tasub ikkagi jälle toonitada, Toomas, seda, et see nüüd ei ole päris see, mis me oleme harjunud nägema profisõitude tiimides. Ja, et me ei saa eeldada, et nad sõidavad täpselt samamoodi. Ja tihti peale nagu särk on sama, aga tullakse lihtsalt võistlustele täiesti erinevad, võib-olla ei vesteldagi enne võidusõitu, et igaüks, nii-öelda, mitte igaüks, aga ütleme, on seal kindlasti mehi, kes lihtsalt sõidavadki tegelikult nii-öelda enda tulemuse peale, eks? Täpselt nii ongi, jah. Vihjasid, et see esimene mees meil siis sõidab liiga raske rauaga? No natukene võiks, jah, grammike võiks kergem olla. Aga kui ta sellega hakkama saab, siis on okei, et aga nendest võistlustest Eestis rääkides veel, et näiteks mis on nagu üks positiivne on see, et seal on nagu kõik klassid koos. Ehk et nagu, et meil on põhimõtteliselt iga nädal või üle nädala on selline võistlus, kus on 200 meest joone peale, et see grupp on üle 100 mehe ja seal on, mis on nagu hea asi, et seal meie nagu juuniorid ja noored saavad saavad seda tüüpi kogemust, eks? Seda tüüpi kogemust, et suures grupis hakkama saada. Ja eriti tore oleks veel siis, ma ei tea, kuidas praegu klubidel see võimekus on, et kui noored ei peaks ise kogu aeg seda stardimaksu maksma, sest ega need stardimaksud, ütleme, kui see käid kuus näiteks kas või nendel rallidel juba 4 korda, et siis oleks suureks abiks, kui klubi suudab ka siin midagi nii-öelda õlga alla panna, eks? Jah, no nii siin grupp. Nii, need mehed, kes läksid enne vasakule, võetakse nüüd kõik maha. Ei võeta, sest seal reguleerijat ei olnud, see kõik on lubatud, oleks seda meie lipuga olnud suunanud ringiga, siis on küsimärk olemas. Meil on nõks üle 20 kildi minna. Aga veel nüüd võidusõitudest rääkis, siis hiljuti oli Andri Lebedeviga oli jutuks see, et sattusime diskussiooni ja Andri tõi välja teistpidi jälle sellise ma korra selgitan lihtsalt nendele, kes ei tea, kes Andri Lebedev on, et ta on praegu siis Otepää filiaalis jalgrattatreener, eks? Ehk Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaali, kus õpivad ka meie andekad jalgratturid, selle osakonna treener. Ja Andriga oli just jutuks see, et ma tõin juhtisin tähelepanu samale asjaolule, et meil on nagu suures grupis saavad noored võidu sõita. Aga Andril oli nagu selle kohta oma vastupidi teooria, et kehva on see, et junioridel ja noortel on nagu oma sõite, kus nad ainult omavahel saaksid sõita, neid on vähe. Ehk mis see probleem on just selles, et noortel ei teki sellist üksteise vastu sellist nagu võitlemise
võitlemise kogemust, ehk nagu suures grupis on nagu õppida ära küll selle ökonoomse sõidu, eks, kuidas moodi ära viilida ja siis olla nii-öelda õigel ajal õiges kohas, eks? Jaa, aga sellist nagu, kuidas moodi nagu päris nagu võidusõit nagu oma kuidas ise teha võidusõit? Ja kui ise teha, et oma masinaklassis nii-öelda hakkama saada, et kus nagu üks ühele või nagu tihtipeale nagu just kui profitasemel on, et kus on näha, et kus läheb konkreetseks võidusõiduks. Seda napib, jah? Ja seda napib, jah, aga kuna võistluste korraldamine on üsnagi keeruline tegevus, eks nagu ilmselt need rattarallid, filtrid, et nad püsivadki elus tänu sellele, et nendel on selline kriitiline mass osalejaid, et eks need võidusõidu korraldamise kulud on reeglina üsnagi suured. Siin siis meil nüüd sama tõus, kus alguses mindi, nüüd tullakse tagasi. Laskumine ja siit pööratakse siis vasakule ja minnaksegi sealt järve äärest neid tõusi võtma. Jah, nüüd on näha, et Sergei Olivsoni vist on natuke raske hakanud. Enne oli just, rääkisime sellest, et nad on praegu neljakesi ees olnud või viiekesi, et nad on 50, ütleme, nad on juba umbes 30-40 kilomeetrit juba sõitnud seal ees, jah? Ütleme 30. Eks see tegelikult jätab oma jälje. Ehk siis, et ega see nagu lihtne ei ole seal ees tööd teha. See vahe on praegu tegelikult just selline, et niivõrd kriitiline, et nagu päris kindel mina veel ei oleks, et nad sinna ette jäävad, seepärast, et arvestades, et see töö hulk, mis on tehtud, on päris suur. See akumuleerub kogu aeg, eks? See akumuleerub ja siin tuleb nüüd sellised, ütleme, kui tulebki nüüd 6 tõusu, kus on vaja niisugust värskemat jalga ja tegelikult on see suur osa sellest ära kulutanud juba. Ja punt on ainult, ütleme, selles mõttes ainult minuti kaugusel, ehkki tänase sõidu jooksul polegi see vahe nii suur olnud. Jah, aga ütleme, siit grupist on veel võimalik ette järgi minna, aga ütleme, pakun välja, kes siin võivad Vahur Valvas või üks selline olla. No eks need esimesed tõusud peaks kohe andma aimu, kes need mehed võiksid olla, eks? Ja eks me kohe näeme, kel siin on Magnus Krusemann, kindlasti on selline, et pakun välja, et siit keegi veel üritab ikkagi tõsiselt. Ja kas siin ette järgi jõuab, aga nii, aga see viisik jõuab siis kõrgema tõusu peale, kus raskusprotsent läheb 18 peale välja. Jah, see on päris korralik. Kes on ise proovinud sõita, see teab, millest me räägime, et seal ei ole üldse lihtne. See kõige järsemad kohad sellel tõusul on ikkagi sellised, et tavarattaga minnes, millega, ütleme, poes piima tuua, seal lihtsalt võidki seisma jääda. No ei jää, kui käe kõrval lükkad. Selles mõttes, jaa. Tuled maha ja lähed jala lõpuni. Aga nüüd tulevad väga huvitavad kohad. Jooksikud, nii, nüüd lähevad seda tõusu võtma. Sergei Olivsonil on natuke raske hakanud. Tundub niimoodi, et jaa, tema jääb. Karta on, et ta vist jääb siit, jah. Aga need 4 meest seal ees on praegu koos. Palm, Kopli, Karu ja siis meil ka Ainsalu. Ja kes meil siit paremalt läheb, kas see on nüüd Karu meil või? Jah, Karu vist, keskel on seal Ainsalu. Mõlemad on sellises tumedas särgis, aga Olivson nüüd natuke vahe on sees, kuigi päris sellist ära kukkumist nagu ei olnud. Aga ilmselt jalga enam nii sellist jalga ei ole, et sinna järgi ei saa, sest praegu kõige magusam koht on praegu hakkab just, kuigi see tõus on ise raske, aga vajutada saab siin, eks selle vahe sisse. Siin on tavaliselt kõige raskem. Seepärast, et no ega ta ongi tegelikult, kui sa juba esimesel jääd, võid veel siin. Ja Sergei jäi. Et sa võid ju veel selle nii-öelda siit veel kuidagi iniseda, et saad selle laskumisel selle kätte, aga kui tuleb järgmine tõus, fakt on see, et sa jääd uuesti. Jah, ta ongi see, et sul pulss on nii punases, nii, kes meil siit tulevad. Nii. Siin on nüüd ka näeme peagrupi tulekut. Keegi on sellises kollakas violetses särgis seal, neoonkollane särk pigem, et kes see täpselt oli, ei saanud aru, aga vaatame. Näed, Vändra Viko mehi on siin isegi taha näha. Ei olegi täna tähele pannud varem.
nii, ja CFC meestest keegi on nüüd, see on meil siis peagrupi eesots, oli ka Vahur Valvas olemas seal. Jah. Aga neid mehi ikka on seal. Et 10-15 meest kindlasti olid praegu seal veel peagrupi ees koos. Ja publik on ka kogunenud siia kõrgeme tõusu otsa kaasa elama, aga nüüd meil need 4 meest, kes on siis ette jäänud, peaks kohe-kohe jõudma sellele Munakivi tõusule. Jah, siin peaks olema Magnus Krusemann. Aha, see auto on seal natukene paha koha peale pargitud ja saab sealt ka viimane mees mööda. Lindid olid küll kenasti välja pandud, aga noh, kui sa tuled juba sealt, oled natukene võlas ka juba, siis... Nüüd on see koht, et see tõus oli ära, grupp on pikk ja siin nagu enam kohe tuleb kurvidega laskumine ja kohe Munakivi tõus otsa, et ilmselt siit eraldub nüüd mingi läheb pikaks, jah. Väga petlik kurv on see, et veel. Nii. See on siis Viljandi oma mees. Ei, see on Saaremaa. Ei, ja Saaremaa vormis, aga Viljandi oma mees, eks? Ei, see on... On vä? Ei, see on... Aga Vikingi mehi on mitmeid siin vä? Jüri Sulust. Jaa. Sul on Toomas absoluutselt õigus, nii ongi. Nii, ja Munakivi tõus. Siin ta on. Ja need tormikud siis seal paremal pool tähendavad, et sinna minna ei tohi, et tuleb sõita mööda Munakivi. Jah, et muidu oleks maru lihtne. Allar Karul on raske. Ma sain aru, et siin noored, kes näiteks selle aastal käisid sõitmas Pariis-Roubaix, noorte oma siis, juunioride, et nende sõnul nii halba Munakivi lõiku seal ei olnud, see ei ole nüüd etteheide korraldajatele, aga lihtsalt need olud on olnud sellised, et see kõrvaltäite materjal on nii-öelda ära uhutud sealt kivide vahelt. Mõtlen, see Munakivil on see sõidutehnika on ülioluline, et on näha, et Allar Karu on natukene raskustes just selle tehnikaga, jah. Just tehnikaga, jah, et oleks peal natukene kergema ülekande võtma ja lõdvemaks laskma. Praegu ta püsti peal on niisugune Motikas kukkus ümber meil praegu, jah. Peaasi, et nüüd seal ette ei jää järgmistele tulijatele, no vaatame. No siis tuleb lihtsalt mööda panna. Jaa, Sander Maasing või? Sander Maasing. Jaa, Sander Maasing, mees, kes 10 aastat tagasi võitis U23 võitis siin U23, tuli koos Rein Taaramäega finišisse 2 koos. Et jaa, Sander on ka nüüd nii-öelda rattaspordi juures selles mõttes tagasi, et ka nii-öelda tegi mingisuguse pausi, isu sai täis, aga nüüd tundub, et on jälle hakanud korralikult harjutama. No nii, et isegi Motikat täna on, ratturite crashi me ei ole näinud, aga Motikaga on punktid kirjas täna. Jaa, ega seal Munakivi peal ei ole lihtne. Ega seal tõenäoliselt ongi see, et kiirus ei nii väikseks ja natukene kadus tasakaal ära ja ilmselt. Aga ratturid on siis nüüd selle Munakivi tõusu ära võtnud, enamus rattureid, ja ma arvan, et kas meil ees nüüd on pigem juba 3 meest kui 4 meest või Karu ikkagi suutis? Ma arvan, et Allar Karu vist ikka jäi sinna pidama minu meelest. Ja kui raske see tõus on, et veel siin nagu alternatiivne. Ja me näeme siit silmanurgast, jah. Näiteks musta pilti, aga on näha, et viimasel otsal on väga keeruline. Ja mis silma jääb on see, et ikkagi, mida sa oled juba ka maininud siin mitmel korral, et on päris paljudel mehel see käik on liiga raske, et nad peaksid tulema sealt nii-öelda kerivama sõidustiiliga üles, et kangestuvad täitsa ära selle tõusu peale seal. Ma ütlen, need, kes on tsiklokrossi sõitnud kuigi palju, siis see aitab väga palju kaasa siin, et just kuidas me tekita see Munakivi peal selline pehme sõidustiil, et jõujaotus oleks selle ühe vända pöörde puhul hästi ühtlane, et see aitab väga palju kaasa. Kui sa lihtsalt nagu jõuga raiuma hakkad, siis tavaliselt jõud ei jõua õigesse kohta ja kiirus kaob ära ja seda on päris paljud tippsõitjad ka öelnud, et ma ei tea, mul läks
nii palju aastaid, enne kui ma õppisin seal munakivi peal sõitma, et see on selline nii-öelda täiesti tavaline jutt. Jaa, et see kuidagi selline nagu ütleb kogu kere hästi notkeks teha ja nagu võimalikult pehmeks ja nagu kasutada seda igat võimalust nende põrutuste leevendamiseks, kui vähegi võimalik. No me seda viimast tõusu nüüd esimesel sellel suurel ringil ei näinud, et me ootame nüüd siin finiši koha juures siis esimesi rattureid, aga küll me teisel ringil loodetavasti nüüd näeme, kuidas see päris ringi lõpuosa ka on. Aga siit siis, kui nüüd ratturid tulevad, 13,7 kilomeetrit jääb veel sõita. Jaa, et kõik need tõusud on veel ees. Huvitav on nüüd teada, kas peagrupist oli Sander Maasing ja Magnus Kruusemann ja kui lähedale nad jõuavad, eks? Ja siis Vahur Valvas, et kui lähedale nad jõuavad. Sest neil on nagu, selles mõttes on nagu väikene eelis on see, et nad ei ole pidanud tööd tegema terve päeva. Polegi märganud, et Sander Maasing umbes sõidaks täna, varasemalt. Jah, eks nagu nii palju kavalust on endise ratturina ja ilmselt ma ei tea, kui palju ta trenni teinud on, aga kuulsin salaja pealt enne, et oli mõned päevad tagasi Karmin öelnud talle targalt, et 2000 kilomeetrit sai täis. No selle, jah, ma arvan, endise ratturina 2000 kilomeetri pealt on juba võimalik natuke juba liikuda, et see on juba selline nagu esmane saiavorm on olemas ja et no vaatame, kes siin nüüd ees siis tulevad, aga õige pea esimesed mehed ikkagi peaks selle pikema ringi meil siin ära lõpetama ja meil peaks tulema ka mingisugused vaheajad sealt. Joon on maas, ametlik ajavõtt olemas ja ma usun, et meile tulevad ka need vaheajad. Kaart ütleb meile, et on ikkagi, et jooksikud ja peagrupp on ikka suhteliselt lähedal, on ühe laskumise peal, see vahe võib olla. Keegi nüüd tuleb sealt. No, läheb veel veidi aega. Ja praegu just jooksikud on see on esimene kaardi järgi, selle meil olemasoleva kaardi järgi arvestus on nad just selle viimase tõusu alguses. Just, ikka läheb veel natukene aega. Mulle tundus, et selle auto liikumisega äkki võiks ka esimesed mehed juba tulla, aga ei, siin on ikkagi vahe sees. Et 2 täpikest meil siin endal kaardi peal jooksevad, et see tähendab siis, et nad ikkagi veel on selle tõusu peal, jah. See on siis meil seal on lähedal Viljandi Lossimäed. Ja jooksikud on nüüd ja tulevad siis sinna Ugala poole, jah. Eks me saame siit olemasole pildi järgi kõige täpsema info, sest et see kaart ei praegu mingil põhjusel ei anna meile õiget informatsiooni. Nüüd tulevad, jaa. Ja 4 meest. 4 meest on koos. Ehk siis ikkagi need 4 meest, kes ette jäid pärast seda, kui Sergei Olivson sealt ära kukkus esimest korda kõrgeme tõusu võttes. Ja vaatame, kas meil siia hakkab nüüd tulema mingit infot ka. Ehk siis praeguse juhul ütleb Vahur Valvas ja kas seal on nüüd ka olemas Sander Maasing, on ja keegi, kes seal veel ja siis ikka see sama Martin Parv. Vaata. Väga tugev vend, aga lihtsalt on nagu magas õige hetke maha oleks võinud. Viljar Kuljus. Viljar Kuljus paistis olevat. Ja. Ongi nii, ühesõnaga seis on selline, et 4 mees siis ajaga 1.21.02 ja siis 22 sekundit vahet ja 4 meest järgi. Ja siit näeme, et ega ühtegi sellist suurt gruppi enam alles ei ole. Jah, palju see vahe oli meil? 22 sekundit. Ma ei imesta, et Vahur Valvas veel siia ette välja ja sõidab järgmise ringi tõusudega. Praegu on mõistlik sõita ikkagi nii-öelda nelikutega koos, vähemalt see ringi esimene osa. No kindlasti siin ei ole muud varianti, sest siin nagu
siis meil on 6 meest pärast seda teist nelikut. Vahe on 46 sekundit. Rait Pallo, Emeri Lepp, Raul Olle, Henno Puu, Magnus Kruusemann ja Rainer Sildvee. Siis 54 sekundit. Margus Kaupmees, Kristo Ebras ja Reiko Rosenthal ja 58 sekundit Anton Kovadlo, Eero Kiskonen, Helari Pallas ja Sergei Olivson, ehk siis Sergei Olivson on siis piltlikult öeldes kukkunud nüüd 5. gruppi. Ja eks ta jättis oma jõud sinna töö tegemisse. Ja Janno Aksin, üks nii-öelda favoriite, keda me välja pakkusime, on praegu kaotusega 1.07. Ju siis tema on nüüd selline profiil ja sellised tõusud talle ei sobi. Ja me seda ka ei tea, mis või seal munakivi tõusu peal juhtuda. Seal tihtipeale võib lihtsalt keegi ette jääda, koperdada ja jääd korra seisma ja ongi see kaotus käes. No nii, Kopli vedama, Allar Karu, Tõnno Palm ja Marko Ainsalu. Ja oleks näha praegu palju see vahe järgmistega on, sest et tagant tulevad, kui see 20 sekundit ainult oli, siis järgmise grupil on ilmselge eelis, et just nad on saanud suurema osa maast grupis istuda ja energiat kulutamata sõita. Ja silmside on ka. See on ka minu meelest võidusõitude puhul nagu hästi oluline, et nii kui nad kuskilt sul nii-öelda ära kaovad, et siis on kuidagi keerulisem seda tagajamist nagu korraldada, aga kui ta sul... Praegu oleks hea üle õle tagasi vaadata, näha kaugel järgmine grupp on, aga... No vaatame, kas siin kaamera pakub meile seda pilti või ei paku. Aga need 4 meest teevad jätkuvalt väga hästi tööd. Kuigi ka, me märkasime, et sellel munakivil Karul oli probleeme, aga just ikkagi arvestades, et ta on jätkuvalt siin grupis olemas, et ikkagi see munakivi lihtsalt talle nii-öelda ei ole siis sobilik. Jah, vastupidi nägime, Marko Ainsalu tundis ennast seal munakivi peal kõige mugavamalt. No ilmselt Marko on ka kõige pikem. Ja Markul peaks olema kogemust ka kõige rohkem selle munakivi peal sõites, ma arvan, et ja, seal Prantsusmaal ja ta on Hollandis on ka mingi hooaja. Jaa, et eks seal nendel sõitudel kindlasti päris palju on neid munakivi lõike ka ja täna saab olema selles mõttes ka eliidisõitu oodates päris huvitav, et Aksel Nõmmel on nüüd seal viimastel aastatel Belgia kandis Mikkel Reim samamoodi. Ja Reim ka, et kuidas nemad selle kas suudavad enda kasuks ära kallutada või kasutada selle munakivi lõigu tänasel, mida tuleb siis eliidiratturitel võtta siis ilmselt 6 korda või kui see esimene ring arvesse läheb. 6 korda, jah. Et siis on, jah. Tähendab, nad teevad niimoodi, et see esimene ring, siis nad ei tule nagu linna sisse. Nad teevad selle teise suurema ringi veel uuesti ja siis tulevad, aga ikkagi tuleb 6 korda, siis nad 5 linnaringi väikest jääb veel. Et kokku peaks olema liidiratturitel 6 korda, jah. Ja 18 tõusu linna vahel. Võidab see, kellel on kõige värskemad jalad lõpus. Võidab see, kes oskab kõige paremini tõusude numbreid lugeda. Jah. Huvitav, oleks nüüd hea kirrata kaamera korraks paremale tahapoole, mis toimub meil järgmises grupis. Kas on silmisid? Nii, nüüd on näha. Ja on. Vahe on circa 20 sekundit. Siin on siis meil Valvas, on praegu vedamas, siis Kuljus. Viljar Kuljus. Teisel positsioonil Martin Parv ja Sander Maasing. Ja Sander siis tõesti siin 10 aastat tagasi U23 meistritiitli võttis ja tegi nii kõva sõidu, et tuli üle finišijoone koos Rein Taaramäega, kes siis tegi oma esimese kuldse duubli Eesti meistrivõistlustel ja võttis üldse oma esimesed Eesti meistritiitlid täiskasvanute hulgas Viljandis 2009
ja Sander sai siis hõbeda või ütleme, oli nii-öelda teine mees Erki Pütsepa ees, et isegi Pütsep pidi toona Sander Maasingu paremust tunnistama. Nüüd on huvitav näha just selle järgmise tõusu peal saab pilt selgeks, et pakun välja, et siit on Vahur Valvas ainukene, kes võiks nii-öelda gruppi vahetada. Aga laias plaanis ma arvan, et need nelikud liiguvad praegu enam-vähem sarnase kiirusega, põhivahe tekib nende tõusude peal, et palju kellelgi jalgu alles on. Eks see nagu selle tõusudega on võimalik, ütleme, see 20 sekundit tase teha on üsnagi reaalne. Ja huvitavalt nüüd ühelt poolt vahetati ja teiselt poolt. Seepärast, et peale kurvi oli just see tuul oli enne teiselt poolt ja siis ilmselt ei jagatud seda momenti kohe ära, kui tuul pööras. No Valvas annab praegu päris valusa vahetuse. Annab päris pika vahetuse, jah. Kuljus tegi ka sealt häält enne tagant, tundus, et ta jõuab ka. Ja vist hääle tegemine oligi siis selles mõttes seoses sellega, et vahetame poolt, et läheme teisele poole. No Viljar Kuljus, enne just eri alade inimestest rääkides, et Viljar Kuljus on samamoodi, et lapsepõlve on möödunud suusatades. Aga see selline nagu mootor ja tervis on olemas, aga ütleme... Mis me siis, Toomas, võime siit järeldada, et tee, mis spordiala sa noorena tahad, lõpuks jõuad ikka rattaspordi. Jaa, rattasõit on ikkagi selline mugav asi, mida saab ka vanemast peast teha. Isegi jooksmise ja kõndimisega raskusi on, see rattaga sõita on alati võimalik. Just, et see ongi päris tihti ka arstide soovitus või ütleme, kui mingid traumad või mingisugused häired juba, ütleme näiteks tervises pisut vanemas eas, et siis mida sa teha saad, ikka üks soovitusi on ka jalgrattasõit, teine soovitus on kindlasti ka ujumine, aga et jalgrattasõit on ka see, ikka nagu päris tihti, et mida ma siis teha võin, rattaga sa võid sõita. Ja rattasõidu lihtsalt need muud asjad, et tuleb teistmidi tervena püsida, et eks see riskimoment on mingitusse õnnetusse sattumise on ikka olemas muidugi. Et ikka jälle kuulab, kus keegi on jälle komistanud. Aga me oleme Viljandis tagasi jälle. Ratturid keerasid siis uuesti Viljandisse sisse. Nii, silmside on olemas, et vahe on umbes alla 20 sekundi. Heal juhul paarkümmend sekundit. Et ma imesta praegu, kui Vahur Valvas selle tõusu peal gruppi vahetab. Eks see on näha ole kohe. No ütleme, kui Vahur oli selline nii-öelda sportlane, siis ju mäed olid tema, või sellised põntsakad olid tema suhteliselt nõrk külg. Et ta oli pigem vist ikkagi rohkem niisuguse trekikallakuga mees ka, eks mingil hetkel. Ja ta on vaatad ka kujult siuke paras kilomeetri sõitja näiteks. Jaa, ta on üsna universaal ikkagi, et finišis on tal kiirust ja eraldi starta sõidab ka täitsa hästi. On hästi mitmekülgne. No siin on siis meil liidernelik. Ja nüüd jättis Tõnno vahe ja vahetus. Jättis vahe sisse, jah. Aga ei, Tõnno on seni ausalt tööd teinud, kõik on aru saadav. Ja mis vanuseklassid meil siis siin nüüd ees on? Meil peaks olema seal praegu seenior 2-3 meest. Ja Tõnno peaks olema seenior 3. Tõnno seenior 2. Ja seenior 1 on alla. Jaa, just niipidi. Et 3 seenior 2 ja 1 seenior 1. Jaa. Nii et Allar Karu võib ennast päris hästi tunda. Teisi nii-öelda seal selles mõttes, kui tahab oma vanuseklassi kulda saada, siis piisab, kui kedagi lihtsalt tagant nii-öelda selga ei tule. Ja, aga ütleme, ma arvan, et siin on praegu selline seis, et keegi nendest 4 siin ei mõtle praegu oma vanuseklassi peale, et pigem see on ikka juba selline võidusõit ja instinkt, et kuidas moodi võidusõitu võita. See, kas nagu vanuseklassi tulemuspreemina pärast kantakse juurde või see on juba järgmine teema. Ja kui nüüd siin suure maantee ületamine on sellel teisel grupil, siis kõrgeme tõusuni ei ole enam üldse palju. Jaa, aga nüüd on näha palju esimesel pundil
püssirohtu on veel? Püssirohtu ja jalgu alles on, et siin... Ei no jalad olid kõigil, ma vaatasin. No selliseid värskeid jalgu, millega mäest üles saada. No vaatame. See tõus ütleb jällegi meile väga palju, et eelkõige, et mis seisus siin mehed ikkagi nendes mõlemas grupis on. Huvitav mees on see Martin Parr, ma tahaks täitsa näha, et mida ta täna siis lõpuks siin teha suudab. On ikka uskumatult tugev olnud täna, kui palju ta on nagu tempot teinud ja tänu temale võib-olla see vahe nii väike oligi. Selle esimese grupi jooksikute grupi, eks? Tema panus oli ikka väga suur sinna, tõenäoliselt kui tema oleks need liigutusi teinud, oleks üle minuti olnud suhteliselt lihtsalt. Ja, just. Siin korra nagu libises ka, see kurv ei olnud ka kõige puhtam. Kurv on natuke liivanud, nii. Esimene ots on nagu mäe otsas ja... Ja kuidas nad lähevad, keegi on jäänud, Kopli on ees, Ainsalu tema kannul ja 2 meest on jäänud. Tarmo Kopli ja Marko Ainsalu on jäänud kahekesi. Huvitav, et nüüd. Et Kopli siis andis siin sellel tõusul gaas ja Ainsalu kannatas ära. Ainsalu kannatas ära ja näha, et kus Marko Ainsalu sõitis sellise kergema ülekandega, et eks nagu sellest võib abi olla nüüd järgmise selle Munakivi tõusu peal. Valvas veab seda teist gruppi, aga kas seal nüüd keegi maha jäi, kuid võimalik, et seal juba need 3. ja 4. mees on kohe käes Valvasel. Jah, et grupid juba segunevad tagumisest otsast. On küsimus, kas Marko Ainsalu ja Tarmo Kopli saadaks kätte või mitte. No arvestades seda kiirust, millega nad sealt mäest üles läksid, siin nagu väga tõenäoline, et neid mehi kätte ei saada. Neid enam kätte ei saada, jah. Kui see vahe oleks pidanud olema praegu juba, kui paha koha peal oli Matikas praegu, võitis hea trajektoori ära. Ja seal võivad teised mehed veel sealt tagant selga tulla. See oli siis Tõnno Palm, kes siit veel läks praegu 3. mehena. Praeguse seisu järgi tundub niimoodi, et Tarmo Kopli ja Marko Ainsalu jäävad. See on väga ohtlik kurv, et siin on võimalik siin muru peal maanduda väga hästi. No vaatame, peasid siin nüüd jah, mingid... Nii, Allar Karu läks. Karu tuli päris hästi sealt kurvist praegu. Ei ole koos veel. Ei ole, jaa. Ja nüüd tuleb alles Nelik. Ja need on kõik koos ikkagi. No ütleme, nüüd võib olla niimoodi, et praegu seisu järgi otsustades enam grupid kokku ei lähe. Aga ma olen selles mõttes jälle üsna veendunud, et Karu saadakse küll kätte selle Munakivi peal. Võimalik, jah. Et ma arvan, siit tagant ikkagi tullakse natukene valusama hooga ja noh, iga tõusuga, midagi teha ei ole, iga tõusuga see ikkagi sööb neid esimesi mehi seal. Ja siin põhimõtteliselt, kas selle, ütleme, Munaka peal võiks juba minna vabank või? Et selles plaanis, et ega enam midagi tagasi hoida ei ole? Ei ole küll, jah. Sellepärast, et seal on võimalik suurem vahe sisse teha, kui siin, ütleme, järgmine tõus tuleb lihtsalt ära kannatada, aga see Munakivi peal on see vahe tegemise võimalus suurem. Et seal lisaks jõule, kui sa oled osav, et sa saad selle faktoriga ära kasutada. Et nagu asfaldi tõusu peal on pigem see, nagu palju sul nagu jõudu on. Läksime siin siis mööda ka Viljandi tenniseväljakutest. Järv jääb siin meil vaatas praegu paremat kätt. Ja nüüd Munakivi tõus algas ja see on siis teine nelik. Ja Valvas on seal kõige ees, aga vaatame, mis nad teha seal suudavad. Kuljus on ka. Maasing hoiab seal 2 esimese varju, aga kõik on seni koos. Martin Parv on ka olemas. Hea oleks nüüd näha esimest otsa. Nii. Karu on siin. No ma miskipärast arvan, et Karu ikkagi siin saadakse selle tõusuga kätte. No, ta sõidab liiga suure ülekandaga. Kas tal ei ole ülekandeid või mis siis niimoodi seda Tõnno Palm. See on päris hea. See oli praegu päris hea kaader. Me nägime ikkagi visuaalis ära ja rahvast on kogunenud sinna selle magusa koha peale päris kenasti. Nii, ja nüüd näeme, nüüd me võiks kuskile sinna pidama jääda. Siin on need esimesed mehed, jah. Ja tulevad nüüd Munakivi pealt ära, lähevad siin põhimõtteliselt stardi-finiši paiga juurest kohe mööda. Veel, ja see sirgelõik ka veel, jah? Ja ma siit praegu kaldun arvama, et täna on Tarmo Kopli päev millegi pärast.
no ta vist jah, ma olen ka pigem sinus. Kui finiši peale minna, siis ilmselt ta on Markust tugevam. Praegu oleks olnud, kui selle Munakivi tõusu peal oleks võinud midagi ära laheneda, aga siin ei lahenenud siis. Nii, aga kas me näeme, kes siit kolmandana tuleb? Tõnno Palm ikkagi jätkuvalt. Jaa, nii on. Nii et Tõnno on jätkuvalt kolmanda koha mees. Ja, tundub, et jääb ka sinna, praegu paistab niimoodi, et ja. ei... Nii. Ja kes sealt veel nüüd tuleb? Kas sealt tuleb üks mees või tuli neid mitu? Ei, seal on Allar Karu tuleb veel, et see Vaharu Allas ja... Ikkagi nad ei jõua tagant, jah? Ei jõua, jah. Nii et mina olin siis natukene liiga optimistlik. Aga tundub, et ka need tagumised mehed on ikkagi päris palju juba rajale jätnud. Siin näeme siis jah, et Tõnno Palm läheb selle stardi-finiši paiga kõrvalt mööda. Selle sama tõusult, millelt praegu nüüd laskumine hakkab, oli siin, ma ei tea, mis aasta see meil oli, Balti Keti velotuuril oli siin finiš selle tõusu otsas ja Matthew Van Der Pearl, kes teeb nüüd suuri tegusid profide hulgas, võitis siin samas selle etapi ära, niipidi nii-öelda teistpidi tulles, Mäkke tulles etapi. See oli siis Balti Keti velotuuril, aasta ma pakun oli 2015 näiteks. Võimalik ja oli, et ta oli veel vist noorte klassis isegi. Ei, ta oli ikkagi jungotest väljas, aga vist esimest aastat juunioridest väljas, jah. Nii, ja näeme siis seda laskumist ka nüüd esimest korda pildis. No, väga päris triki. Jaa, on. Aga ütleme niimoodi, et mehed on ratast varem ka valitsenud. On enne ka sõitmas käinud, jah, et siis osatakse asju ette näha natukene, et väga pimedat ei... Siin teeb asi just lõbuseks, peavad nägema seda lahtist killustikku, mis paistab olevat tee peal, et mis on äärmiselt ohtlik. See laskumine on päris pikk. No sama pikk on ka tõus. Just, on. Ja siit siis veel minnakse nüüd sellele viimasele tõusule, mida me esimese ringi lõpus ei näinud. Ja seal siis tõenäoliselt kas lahendavad omavahel Kopli ja Ainsalu asjad ära või jääb päris finiši peale. Aga Tõnno Palm veab siin oma kolmanda positsiooni vist kenasti välja. Nii, ja nüüd algab see tõus, eks? Viimane pingutus. Ja. Kuutan, et päris raske võib olla praegu. Ja siin näeme ka siis, see asfalt ei ole selline, nii-öelda kõige siledam, et igasugu konarusi on siin, aga finišijoon juba peaaegu, et paistab, et siit tuleb võtta viimased. No Tõnno igal juhul liigub veel täiesti, et... Tõnnol ei ole seda probleemi ka, et ta nüüd siin kuidagi, ma ei tea, käikudega liialdaks selles plaanis. Ma vaatasin ikka paiga ees suure peal pani. Ahah, kes see tuleb tagant? Allar Karu peaks olema seal. Või on Motikas? Ei, siit jah tuleb. Kes see on? See on üldse... Karu? Ei ole. Allar Karu, jah. No ikka vist on Karu, jah. Jah, ei, see keegi on leidnud uue hingamise. Ei saa keegi olla, sest teises grupis sellise vormiga meest ei olnud. Tõnno oleks võinud eest väikse peale panna. Vaatasin, tal oli minu meelest oli eest suure peal see tõusu peal, et seda jalga enam ei olnud, et seda pehmet ringi ajada. Tead, kui sa hakkad vahetama suure pealt väikse peale, see läheb sinna raami vahele, Toomas, ma ütlen sulle. Ei lähe siis, kui õigel ajal vahetada. Seda tuleb teha enne tõusu, mitte tõusu peal. See on kuldne reegel, et seda ei saa vahetada siis, kui juba raske on. Näiteks kuidas selle kõrgemäe tõusu puhul on see, et see on nagu elementaarne on alla sirge peal ära vahetada. Enne kurvi juba alla panna ja see on palju turvalisem. Nõus, nii on. Ja siis saad juba vajadusel mängida tagant. Nii, aga oleks nüüd hea näha, kes meil võistluse võidab. Nii, oleme siis ootamas kahte esimest meest, aga kas nad nüüd seal jagelesid ka sellel viimasel ringil oma vahel? No seal oli võimalus tegelikult, see tõus oli päris karm, et kas suudeti üksteist maha raputada või mitte. Kui nad koos tulevad, siis tõenäoliselt on Tarmo Kopli, sest et ta on ikkagi teravam. Ta on teravam kui Marku, jah, sest Marku on selline ratturite keeles suhteliselt diisel. No vaatame, ega jah, kui Marku seal uut käiku ei leidnud viimase tõusu peal, siis tõesti see
see peaks olema Tarmo Kopli, kes siit täna üldvõidu seenioride põhisõidul siis võtab. Nimetame siis nii, et siin vanemad seeniorid on ka täna juba rajal käinud, tegid omad tiirud ära ja nooremad seeniorid siis on praegu rajal ja võiks see võidumees täna siis eeldatavalt olla Tarmo Kopli. Minu meelest nad tulid koos praegu sinna kurvi. Kui tuleb Hawaii kollane särk, siis on võidumees Tarmo Kopli Tundub, et ja nii on, hea. Et asi on ära lahendatud tõusu peal. Ilmselt viimase tõusu peal Tarmo Kopli vormistas asja ära. Ja vaata, kui lähedale jõudsid lõpuks ka Palm ja Karu. Ja. Aga Palm saab ikkagi oma pronksi kätte. Selles mõttes, et jõudda kolmanda koha võidusõidul, ja. Nii, ja nüüd tuleb see teine grupp ja jäigi kokku praktiliselt, et Valvas on seal jah kõige teravam Maasing, Kuljus ja Parv. Maasing tõstis 10 aastat hiljem käe sama koha peal. Jah. Nii, ja võiduaeg siis 1.42.46. Keskmine kiirus pea 40. Võitjal siis 39,94. Pole paha arvestades seda lõppu. Ma ei huvitav, palju see võis olla Viljandisse jõudes, et pakun välja, see võis olla 44 või niimoodi. 44-45, et esimene ots läks päris kiiresti. Kopli võitja siis 6 sekundit hiljem Marko Ainsalu finišis. Ütleme siin klubid ka ära, Hawaii Express siis esimene, Saksa Automatica Pro tiim teine, Tõnno Palm kolmas, A&T spordiklubi kaotus siis 10 sekundit ja siin A&T mehi tuli veel finišisse praegu. Ja mis asi kinnitust leidis eelnev väide selle kohta, mis on meil kõige kõvem seenioride vanuse klass? Ongi 40-49 vanus. Nii on. See võetakse asja kõige tõsisemalt. Ja neljas siis Allar Karu täna ka sama ajaga kui Tõnno Palm ehk kaotust võitjale 10 sekundit. Tema siis pelotoni klubi esindaja ja see grupp, see neljane grupp, kes esimese ringi lõpus kaotas 22 sekundiga, kaotas lõpuks võitjale 21 sekundiga, nii et see teine ring sõideti võrdselt sisuliselt. Ja siin näeme riburada pidi siis veel lõpetajaid, kes on juba finišisse jõudnud. Kõvad mehed kõik. Et ütleme nii, et siin praegu, kui Margus Kaupmees oli viimane praegustest lõpetajatest 18, kaotas 1.36 võitjale, siis keskmine kiirus ikkagi üle 39, 39,32. Nii et võib siin jämedalt öelda, et ikkagi ka need mehed, kes siin praegugi finišijoonest üle tulevad, et on sõitnud selle võistluse läbi keskmise kiirusega sisuliselt 40 kilomeetrit tunnis. Raul Olle tuli, 19. koha mees. Amsu klubi esindaja siis Imre Ojavere 20, CC Rotta Mobilis, Janno Aksin 21. Argus Mikson oli enne 20. Ahah, ju siis siin veel tulevad mingisugused korrektuurid. Meil on siin Margus Mikson praegu 23, aga noh, see selleks. Sergei Olivson tuli minu meelest praegu siit üle. Nii et tuli ikkagi lõpuni. Tuli ka tema ikkagi lõpuni ja need Ainsalu, Palm ja Karu, teine, kolmas, neljas mees täna siis viimased 40 kilomeetrit, viimased 50 kilomeetrit tegid eestööd. Jah, ta tegid ikka päris kõvasti vaeva ja oli näha, et tegelikult nad olid ikkagi selgelt teistest täna üle ka. See energiasääst seal grupis sõites oleks olnud ikka märkimisväärne. Nii, ja näeme siin, et mehed käed püsti, ma ei tea, mitmes koht see oli, aga lõpuni tulek on juba kõva sõna. Tänased need ringid läbi sõita, need väärivad juba juubeldamist, et see ei olnud naljaasi. Nii et esimene sõit on meil siin vapralt ära nähtud. Teeme siinkohal ka pausi ja 13.30, orienteeruvalt siis veerand tunni pärast on meil juba stardis meeste eliidi mehed eesotsas Mihkel Räime, Alo Jaakini, Martin Laasi, Karl-Patrik Laugu ja Rein Taaramäega.